Tere taas kõigile pikk ette ja ise järele kuulajatele episood 366 teie ees. Täna on 16. märts 2026 ja laua taga istub Kris Ilvest. Tere! Tere! Ja laua taga istub ka Markus Jürgenson. Tere! Tere! Ja laua taga istub ka Raul Ojassaar. Räägime täna karikavõistlustest, räägime Premier League teisest voorust, räägime naiste jalgpallist, sellepärast et naistel olid nii superkarikas, kui siis uuel nädalavahetusel algab uus naiste meistriliiga hooaeg. Räägime väliseestlastest, räägime natuke välismaa jalgpallist, räägime natuke fantasist ja vaatame üle ka vaatajate küsimused. Need teemasid on kõvasti, teemasid on palju. Nii et ilma pikema sissejuhatuseta seekord hakkame pihta, hakkame karikavõistlustest pihta kronoloogiliselt. Jalgpalli oli palju, väga palju. Jalgpalli oli palju. Nädala sees siis mängiti Tipneri karikavõistluste veerandfinaalid ja lõpuks ikkagi läks niimoodi, et kõik soosikud võitsid, aga see, kuidas nad võitsid, oli ikkagi väga erinevaid võite, ütleme niimoodi. Ja võib-olla kõige sellisem pingelisem mäng oli ikkagi Narva hallis ootamatult, kus Narva läks ju 3-0 juhtima tegelikult, Narva ja Viimsi mängisid omavahel. Viimsi suutis 3-3 peale tulla, kusjuures see 3-3 oli ju, mis minut see võis olla, mingisugune 90 pluss 7, 8 isegi, midagi seal. Ja sellest hoolimata mäng ei lõppenud mäng ei läinud lisaajale, sest Narva suutis täiesti, ütleme, ma kujutan ette, kui raske olukord see võis nagu psühholoogiliselt olla, et sa oled nagu 3-0 eduseisu käest andnud täiesti lõpus ka veel ja suudad ikka veel ennast kokku võtta ühe tagasi lüüa, ja Narva võitis 4-3 selle mängu. Kust alustada? Kas Kožuško pääses punasest või mitte? Ja mul tekkis ka see küsimus kohe, et kuidas oli seal, mis see penalti oli, mis see seisuks tegi siis? 3-3 oligi 3-3. See oli ikkagi ju vägivaldse käitumise eest antud ju, löögiliigutus oli seal. Ei olnud, ta ei olnud vägivaldse käitumise eest antud, sest protokoll läks ikkagi kollane kaart, eks. Ühesõnaga see olukord oli selline, et kas oli standardolukorra järgne olukord isegi, ta ei olnud ju palli olukord. Kožuško seal maadles, kes see Viimsi mängiv seal oli? Polegi oluline, on ju. Ja siis ta nagu põhimõtteliselt lõi teda või nagu tõukas, ütleme, rusika käest. Löögiliigutus. Ta oli löögiliigutuse moodi minu arust, aga ma vaatasin ka, kui sa küsisid, et miks ta punast ei saanud. Mul tundus, et seal ei olnud vägivaldse käitumise jaoks lihtsalt seda, ütleme, vägivald. Et see oli nagu selline löögiliigutuse moodi, aga seal ei olnud nagu jõudu taga piisavalt palju, et see oleks nagu olnud päris vägivaldne käitumine. Et see oli nagu pigem siuke tõukamine minu jaoks. Eks kui sa aegluubis teed nagu löögiliigutuse, kui sa nagu aegluubis nagu lööd vastu põske. Kui seal ei ole nagu sellist nagu jõudu taga päriselt, siis ma sain nagu aru, et miks ta punane kaart päris ei olnud, et ma ise vist ka ei oleks tahtnud sealt punast kaarti pigem näha, et see oli nagu lihtsalt selline pigem siuke frustratsiooni teema, et sa nagu tõukad vastase eemale, mitte vaata, kust läheb see piir tõukamise ja löögi vahele, on ju, see on alati väga subjektiivne kohtuniku tõlgenduse küsimus, aga ma arvan, et siin praegu see kollane kaart oli pigem õige isegi. Aga jah, Narva tõesti mängis siis 3-0 edu käest ära ja suutis ikkagi selle mängu lõpuks võita. Ei meenugi enda karjäärist sellist asja, et mängid, seda vist on olnud, et 3-0 maha mängid. Meistrite liiga finaalis on ka seda juhtunud. Ja seda on juhtunud, aga enda karjäärist just mõeldes, et ma mäletan, et ühe korra me mängisime küll siin Floraga Sillamäe vastu mingisuguse 3 väravalise edu maha ja jäigi viiki ja siis maksis ikkagi päris korralikult kätte nagu hooaja tabelit arvestades. See oli hiljuti ju mõned aastad tagasi, kui Anier oli veel eelmist raksu Paides, siis oli Flora ka ju Flora Paide mäng oli siin samas Ale Kokil, kus oli ka vist 3-0 pealt 3-3. Aga et mängid 3 maha ja siis veel võidad, see on nagu... Ja selles suhtes ka, et see viigi värav oli reaalselt mingi 90+7 ja 90+8, et nagu seal ei pidanud nagu rohkem aega olema. See võib alust ikkagi päris korralikult maha tõmmata. Aga võib-olla lõi see just Viimsi jalust maha, kes nagu arvasid, ongi tehtud, et nüüd on lisaaega, on ju. Ja ei suutnud lõpuni võib-olla keskenduda. Aga Viimsi eest selles suhtes mütsus selgelt maha, et nagu Premier League võistkonna vastu järjekordselt nad tõestasid karikas, et nad nagu suudavad teha asju. Ülemineku mängudes on näidanud, et nad ei suuda võib-olla teha neid asju, aga lõpuks ikkagi... Nad ei ole suutnud 3 aastat järjest seda tulemuseks formuleerida või edasiminekuks, et nad on püsinud okeilt mängus ka see aasta või möödunud hooaja lõpus. Aga lõpuks aga see väike samm on tegemata. Ja aga need Premier League tippude vastu just. Mäletame ju Levadia vastu oli siin ju lisaaega, eks ju, eelmine aasta nad sügisel ju Kaljut võitsid, Transi on nad võitnud varem, on ju, et Kuressaaret vist on mänginud võrdselt, jah.
et need skalpe on oma jagu tegelikult juba. Sama nagu mis me pärast karikaloosi rääkisime, et mis need kõige põnevamad paarid võiksid olla, olidki see Narva ja Viimsi ja siis Pärnu ja Velko. United Flora oli ka. Nüüd, Pärnu Velko lõpuks, mis see seis jäi? 2-1. 2-1, eks ju, jah. Et seal ka ikkagi... 2-2 oli õhus seal. Lõpuni oli pinge üleval, on ju. Ja Flora Unitedis oli ka ju tegelikult, kumba pidi see mäng oligi, vahet pole, Sportlandil toimus, on ju. Seal oli ka tegelikult, Flora kodumäng oli, sest kõik tugevad loositi koju. Et seal oli ka ju tegelikult nagu mingit intriigi oli, sest United läks seal alguses juhtima, on ju, ja Flora pidi ikkagi kaotusest välja rabelema. Kuigi Flora mängis seal ju sisuliselt teise koosseisuga ikkagi see oli selles mõttes pull täiesti 2 kardinaalselt erinevat lähenemist. United pani just sama koosseisu, mis liigas. Täpselt, tegelikult United pani nüüd 3 mängu jutti. Ühe ja sama algkoosseisuga. Aga ja siis teiselt poolt tuli Flora, kes siis sisuliselt terve 11 välja vahetas. Aga fenomenaalne tegelikult Flora poolt see, et esimene pooleg nad olid hädas, olid hädas Nõmme Unitedi vastu, aga kuidas Konstantin Vassiljevil mingisugune trikk tal seal riietusruumis varrukast võtta on, et ta tegelikult möödunud hooajal ka näitas, et ei ole nagu muret nende noorte platsile panemisega ja see karikamäng, nädalasisene karikamäng tõestas nagu seda taas, et teisel poolel tegelikult suudeti see mäng ju kardinaalselt ümber pöörata. Just, ässad tulid sisse ja tegid seal... Ja, aga see muutus oli juba varem tegelikult. 9 minutiga pöörati. Teise poole alguses toimus see muutus, et seal ei olnud nagu neid superstaare, meie kohalikke superstaare nagu tollel hetkel vaja. Ja kui 3 mängu olid suhteliselt sellised tasavägised või ütleme pigem tasavägised, siis üks mäng oli ikkagi väga ühepoolne, ehk siis Paide ja Kalev. Paide sõitis seal ikkagi 6-0 väga selgelt üle Kalevist, et seal nagu varianti ei olnud lõpuks. Ma käisin koha peal vaatamas. Ma ütlesin, et ei olnudki varem seal Paides seda Paides nüüd, kui nad selle uue halli valmis said ja nii-öelda see kompleks natukene hakkab ilmet võtma. Ja ma nagu tahaks siin urjutada, kuigi suures pildis ma olen nagu selle hooaja alguse suhtes positiivne, võib-olla räägime sellest natuke hiljem sellest jalgpalli tasemest kui sellisest, et miks see nii on. Aga mulle väga meeldis see seal mängu vaadata ja kuidas on see olemine seal koha peal ja mida, ütleme, Paide klubina siis on teinud, et see mängupäev oleks nagu hea kogemus. Seal tehti mingisugust valgusshowd ka, kuidas see koha peal? Seal olid leedid pandud, kui tuli, löödi värav, pandi muusika. Värav korralist tõesti vilkuma, mõtlesin, et seal mingi lepsi mehed peavad niimoodi. Ja seal pandi mingid strobo tuled, aga kõik sinna, seal oli saun, oli seal luksvaatega sinna kunstmuru väljakule, tünnisaun oli lisaks, said seal... Tavaline saun oli ka. Siuke mingisugune firma tegi seal reklaami. Seal oli isegi mingid inimesi, kes sees oli suur klaas ja said otse vaadata väljakule. Suhteliselt jahedaks läks õhtul, ma mõtlesin, oleks ma teadnud, oleks ujukad kaasa võtnud. Teed pakuti, söögid olid, joogid olid, tõesti oli tore üritus, et seda ma küll tahaks kutsuda neid, ütleme, tolle kandi inimesi siis julgemalt Paide kodumänge külastama. Ja hurjutada tahad siis keda neid kohalikke inimesi, kes ei... 304 inimest oli karikamäng. Tegelikult, kui me võtame eelmise aasta keskmise aluseks, mis oli seal 200 natuke peale või 19, kui ma õigesti mäletan. Nädala sees oli 304 õhtul ja kusjuures nädala vahetusel nüüd liigamängus oli vähem ju 275. Jah, et Paide linnameeskond mulle tundub, et pingutab ikkagi, et see number üles saada, et mina küll, kui vähegi lähemal elaks, siis käiksin seal küll kodumängudel. Et maitsev toit tõesti oli, mulle meeldis, jättis väga sümpaatse mulje. Just, nõus, see valgusasi oli ka, vähemalt tehakse midagi efektne ja midagi on teistmoodi, et millegagi erinäetakse ja midagi antakse juurde. Jah, ja see ju tegelikult käib ju käsikäes selle kuulsa visuaaliga, millest me räägime. Seal vaata nagu, mis eelmine saada rääkisime ka, et Pärnus oli ju pandud need suured kollased plagud olid sinna ja kohe oli ja Paides oli ka ju välata taga. Ja visuaal on kohe ette mõni, et ma tean, et ka Kuressaare linnastaadionil on ka tegelikult, seal on probleem vist praegu Kunstmuru staadionil on praegu probleem selles, jah, et need
sealt tuleb uued kaablid tuleks viia väljaku alt. Ehk siis kui tahta kaameraid teisele poole panna, ehk siis praegu meil on kaamerad siin, Kuressaares on seal tribüüni pool ja siis meil seal taamal on see kuulus autobaas. Et kui viia kaamerad teisele poole, siis see hõlmaks endast seda, et need kaablid oleks vaja viia vist ilmselt väljaku alt. Ja see juba tähendab seda, et seda saab teha siis, kui läheb kunstmurukatte vahetuseks. Et ilma selleta ei ole sellel vist mõtet. Aga see käib Pärnus ma märkasin ka, et seal oli need hästi suured plagud, mis muudab selle visuaali paremaks ja Paides ka ju tegelikult, pimedas mäng, prožektorid, tuled, muusika. Kuressaares räägid, võib-olla see siis, kui millalgi seda kunstmuru vahetatakse, ma ei mäleta, millal seal on ka kunstmuru suhteliselt vana ju, seal hakatakse mingil hetkel vahetama seda minust. See vist on vist plaanidesse juba kirjutatud, seal mingisugune ajaaken on välja õigatud. Võib-olla siis oodatakse seda, aga selles suhtes, et kui sa koha peale sul oled pealtvaatajana, siis sul visuaal on ikkagi sinna poole nagu meil kaamera, et sinna taha, sinna autobaasi nii-öelda aia külge ka mingisugune lahendus tekitada, et mingit natukene seda see on lihtsalt see autobaas nii nagu kentsakas, see on nii tröstitu kõik, mis seal on. Oleks see siis see suvi ka veel, aga need kunstmurumängud on ju vara kevadel ja hilis sügisel, kui seal ongi pole lilli, pole pori, seal pole nagu midagi teha ka, et seal ei ole mingit rohumaad või oleksid seal mingid kitsekesed käpsleksid, aga seal on nagu mudased veoautod lihtsalt. Jaa, aga selline lahendus, nagu ma ütlen, Pärnu midagi sarnast tehtud hästi suured need plakatid. Aga laenate seal. Aga minu arust Jalkaliit on selle võtnud ka üheks prioriteediks praegu, et aidatakse klubisid, antakse mingit nõu, ideid, mõtteid, suuniseid, et kuidas seda muuta paremaks. Jah, aga sellest tulles ikkagi karika juurde tagasi, siis kõik Premier League tiimid pääsesid edasi, kes pidid pääsema või United oli selgelt outsider selles mängus ja karika loos viisis kokku Paide Vaprus poolfinaalis ja Flora Trans. Ehk siis Paide ja Flora vältisid 11, Paide jaoks pigem oli see vist väga hea. Ükskõik mis pidi oleks tegelikult olnud seal, kui Paide ja Flora oleks kokku läinud näiteks, siis üks tõmme on niikuinii finaalis, eks ju, kindlalt. Jaa, aga siis finaalis oleks neil praegu näiteks, kui Paide ja Flora saavad finaali, siis on Paidel juba eurokoht kindel. Et võib-olla annab võimaluse siis varem asi ära kindlustada, aga annab ka võimaluse, et kui Paide ja Flora mõlemad kaotavad, siis on teistpidi asi varem kindlasti. Aga see on päris huvitav, et kui Vaprus peaks saama finaali, siis päris põnev tulla, sellepärast et Rannastaadionil ju tänavune finaal toimub. Just. Ja Vaprus poolfinaalis siis ju esimest korda Paidega. Esimest korda klubi ajal. Et eluvõimalus kariks endale võtta. Need olud teinekord või ei pruugi teinekord nii hästi kätte mängida. Mis need Vapruse fännid on siin paar aastat tagasi laulsid, et nii mitu mängu 36 mängu Euroopa liigani oli ka selle hooajal, käis seal läbi. Jah, aga nüüd on 2 mängu konverentsi liigani ja see vana hea, et Euroopa liigani sul on vaja kõigepealt võita meistritiitel ja siis kaotada meistrite liigas. Lihtsalt kunagi oli see, et Eestis karikavõitja sai Euroopa liiga eelringi. Põnevuse huvides oleks siis vaja, et kumb favoriitidest, ma nimetan ikkagi nii Florat kui Paidet oma paaris väikseks favoriidiks, ühes väiksema. Kuigi Vaprus Paidet viimati kodus võitsin. Jah, et intriigi mõttes ja põnevuse mõttes ja selles mõttes, et sellest karikafinaalist tuleks nagu veel suurem sündmus, kui ta on, oleks vaja, et üks favoriitidest siis finaali ei pääseks. Aga siin ma räägin puhtalt nagu sellest vaatest, et see karikafinaal oleks, et seal oleks midagi mängus ja seal oleks põnevust. Just nii et karika poolfinaalid siis peaksid toimuma vist mai alguses, seal esimese nädala sees, vist ma ei tea, kas nad on juba vist ei ole ametlikult kinnitatud neid mänguaegasid, et kuskil seal mai esimesel nädalal äkki peaksid olema. Kas tavaliselt ei ole mingi 2-3 nädalat enne finaali? Ma ütlen, seal mai algus on ju, finaal on mai lõpus tavaliselt. Karikast said jutud räägitud, lähme otsaga Premier Liiga poole. Premier Liigas mängiti teine voor ja oli üks päris uhke voor, ütleme niimoodi, et esimene mäng kohe United Vaprus ja 7. No Markus, mis tunne oli? Mis tunne seal ikka oli see... Käisin kaemas mängu, ma panin mööda ennustuses. Ei, ma tahtsin just öelda, et sa oled kõige positiivsem tavaliselt Unitedi osas olnud, aga isegi sina ei ennustanud enda võitu. Ei ennustanud. Veel vähem 7-1 võitu.
aga no seal, olgem ausad, kes seda mängu nägid, siis tollel päeval ikkagi oli suures pildis üks meeskond väljakul, kes tahtis rohkem, kelle mänguplaan toimis paremini ja noh, kui üks meeskond, ütleme hästi kõnekas on, ma ei tea nüüd täpse numbri on võlgu, aga nagu ma siuke mulje jäi küll, et see hollandlane üksinda seal Ostenbrink. Number 6 peal võitis 30 teisest pallist 30, et kõik teised pallid noppis see mees ära ja see on nagu siuke vähe märgatud jalgpalliline element, mis tegelikult mõjutab jalgpalli väga palju, et teiste pallide võitmine. See eeldab siis mingisugust mängu lugemist, ennustamist ja kohavalikut siis eelkõige poolkaitsjate poolt. Aga see nagu asi jäi silma ja noh, seal ütleme Pärnu üllatas jutumärkides ikkagi väga tugevalt, et kuidagi esiteks tuldi nii madala pressiga, mis noh, Pärnu on varem ka seda viljelenud, aga oleks oodanud, et nad ikkagi tulevad vähe kõrgema pressiga peale, aga noh, ütleme Nõmme Unitedil on seal kogemuse näol olemas sellised mehed, kes suudavad ilma pressita selle kindluse enda kätte võtta ja noh, muidugi õnnestus ka palju, et tulid ilusad väravad ja nii see mäng lõpuks sadamasse veeres, et seal, ütlen, seal Nõmme United jättis löömata ka veel, et nad lõid ju pulli pärast vaatasin, see toodi selle Sokkeneti kokkuvõttes ka välja, et ülemöödunud aastal või hooajal, kui nad siis esimest korda kõrgliigas olid, siis löödi kokku 22 väravat. 22. Nüüd oli 7, on ju. Aga no, sellised nagu naljaks oli ka seda vaadata, et kõik need, kellelt sa nagu ootaks Nõmme Unitedilt asju, Saka, Järvelaid, Õunapuu, on ju, noh, Frolov isegi see väravasõidu kirja, et kõik need kogenud vennad just kui tootsidki selles mängus. Õunapuu tuli vahetus sisse, oli kübarale lähedal tegelikult. Jah, no ütleme, selle tabeli teise poole vastu, siin oli mingisuguseid erinevaid arvamusi, et tabeli teise poole vastu ei teki probleeme. Iseasi, mis nad nende nii-öelda tippmeeskondade vastu teha suudavad või saavad, aga siin on siis vastus nendele küsimustele, et kas saadakse sellise vanuse numbriga hakkama või mitte. On juba vastus olemas. Ei, no ma ütlen, minu Sakal on 1+3 on kirjas. Ei, no Sakal on 1+3 kirjas, aga minu see, mis mina hooaja ennustuse saates rääkisin, et minu küsimus on võib-olla see, et kas nad nagu hooaja lõpuni suudavad vastu panna 36 vooru niimoodi sellise hooga. Et noh, kindlasti see kvaliteet on ju endiselt olemas, sellest ju keegi ei kahtle, see ei kao niimoodi üle öö ära, on ju. Aga lihtsalt võib-olla küsimus ongi sellest, kas suudetakse terve püsida ja sellise hooga nagu terve hooaeg panna. Sa mõtled just individuaalsel tasandil? Jah. No, kui me nüüd räägime konkreetselt seal nendest nii-öelda vanematest jutumärkides mängijatest, siis endiselt Frolovi puhul mul kahtlus ei teki. Et ja rohkem Sakaria, noh, eks ta nipet-näpet annab ikka ära, aga ma ei usu, et just see tervise pool nagu väga suureks probleemiks saab, kui seal mingid, ütleme, ma ei tea, tõsist vigastust ei tule. Tõsise pilguga otsa. Mõtlesin seda mängu, see oli lihtsalt nii kummaline mäng. Vaprus, ma ei tea, mitte midagi ei õnnestunud. Vaata seda ühte väravat, mille, ma ei mäleta, kellele see Beglaršvili selle söödu andis Õunapoole äkki või. Sisuliselt seistes seal kuskil keskjoone juures. Mitte mingit survet tal peal ei olnud. Kaitses kõik jätsid Nõmme Unitedi mängijatel, ma ei tea, 2 meetrit vähemalt ruumi karistusalas, see oli nagu selles mõttes kuidagi anomaalia. Lõpp läks ikka väga lappab, aga see oli mingi 4-1, 5-1 seisu pealt. Jaa, no mitte ainult lõpp, isegi need esimesed väravad kuidagi nii lihtsalt Vaprus lasi Unitedi mängijad vabalt löögile. See, ma ei tea, see nagu ei ole väga premium-liiga tasegi, mida Vaprus selles mängus näitas. Mitte, et ma tahaks kuidagi öelda, et Nõmme United ei väärinud seda suurt võitu vastupidi, nemad tegid ju kõik asjad hästi ära. No alati sul, sa näed nii hea välja, kui vastane laseb sul välja näha. Aga ma mõtlesin selle peale lihtsalt mängu ajal, et huvitav, mida nagu Paide mõtleb praegu, me kaotasime sellele Vaprusele just, et ta sisuliselt ju sama koosseis oli, et see oli vist üks vahetus äkki Limberg alustas, kes muidu ei alustanud, et see sama kaitseliin oli ju, eks ju, kes just Paide võitis, on ju, ja siis sa lased endale niimoodi lihtsalt nagu
igatpidi üle ja läbi sõita endast, et aga see ilmselt, kui tulevad, Villota juba tuli tagasi, eks ju, vahetusest Villota Sepik Lipp, see kolmik nagu keskkaitses seal või keskkaitsjate kolmik, kui need tagasi tulevad, siis võib-olla sellist mängu teist korda enam ei lasta sisse, nagu... mitte, et nüüd oleks hullult kehvad mehed olnud, et igast Allased ja Aerud, kes seal olid, aga nagu seal ikkagi kvaliteedi vahe on sees, kas sul on Villota Sepik või Allas ja Aer. Nagu Kangur ülekannet kommenteerides ütles ka, siis tõenäoliselt oli see Vaprus tegi oma hooaja halvima mängu ära ja United tulemuse mõttes ilmselt hooaja parima mängu, paremaid mänge võib veel tulla, aga võib-olla siis ei tule tulemus kaasa. Jah, see on tõenäoline, väga tõenäoline, et vaevalt, et Vaprus teist korda nüüd 7 laseb endal lüüa ja vaevalt, et United ka teist korda 7 lööb, et seal meil tänapäeval ikkagi Premier League on seal tagumises otsas ka niivõrd ühtlane, et sellised päevi on suhteliselt keeruline ette kujutada. Jaa, aga tegelikult iga aasta alguses ju tuleb selliseid suuri vahesid ette, aga üldjuhul pigem siis tippvõistkondade ja sellise tabeli alumiste poolte vastu eelmine aasta äkki oli Levadia Kalev 9-0 kohe hooaja alguses. Et hooaja alguses kuidagi satub selliseid mänge, aga ei osanud oodata, et see tuleb nagu Vapruse ja Unitedi mängus. Ja nii pidi just, võib-olla vastupidi oleks nagu mingis mõttes loogilisem olnud, et Vaprus tuleb just Paidel ära ja me sõidame kõigest üle ja Unitedil võib-olla midagi läheb seal untsu, aga see teistpidi oli ikkagi päris paras šokk, et kes oleks Unitedi 6-väravalist võitu ennustanud, see huvitav, mis see koefitsient võis olla kuskil viivat. Sellised asju ei suuda ennustada, aga kindlasti jällegi Pärnust rääkisime, siis Nõmme Unitedi poolt see kindlasti süstib neile enesekindlust ja ma olen küll üsna veendunud, et kui suudetakse vähegi sarnast mängupilti hoida siin, ütleme, Harjude, Tammekad ja Kuressaare vastu, siis võib päris lootusrikkalt siin sellele hooajale vastu vaadata. Jah, ilmselt küll. Unitedi järgmine mäng siis tuletab meelde Tammeka kodus, et võimalus punktiskoori kasvatada selgelt olemas. Tammeka ju praegu on 8-2 kaotanud, aga ennustuse juurde veel tuleme. Kure Tammeka, seesama Tammeka siis, miks ta kaotas sellepärast, et Kure oli ikkagi selgelt parem selles mängus. See oli täiesti nagu hämmastav isegi vaadata, kui palju parem jalgpallimeeskond oli FC Kuressaare Tartu Tammekast selles mängus. Et Tammeka läks küll, seal läks ju Kure läks alguses Andro Kivi värast juhtima, Tammeka lõi seal avapoole lõpus 2 tükki tagasi, läks ise poole pausile ju eduseisus. Aga see Tammeka nii-öelda hea periood selles mängus oligi ainult viimased, ma ei tea, 10 minutit, see Kivi lõi vist 33. Sellest kuni poole lõpuni see oli ainus periood kogu mängus, kus Tammeka oli vähegi mängus sees. Ja nad suutsid 2 tükki seal ära lüüa ja seal esimene tuli seal Luka eksis päris rämedalt kaitses, eks ju, ja sealt Tammeka sai tulema. Aga teine poolek ka täiesti Kure oma ja see võit oli ikkagi ülivääritud 3 punkti. Kuressaare tundub meeskond, kes on väga heas füüsilises seisus. Juba hooaja alguses mehed jaksavad joosta peaaegu terve mängu vältel, teha korralikult pressi survet ja ma arvan, et see on praegu Sander Postil selline hea luksus, mille pealt siin hooaja alguses purjetada. Need mehed peavad joosta jaksama ka, kui me ikkagi vaatame seda, kui õhuke see Kuressaare koosseis on. Et siin ülekande algus vaata ka, Polak ja Revelkoor tegid seal nalja, et Kure puhul räägitakse nagu sellest lühikesest pingist, aga mõlemas senises mängus on neil rohkem vastasmeeskonnast rohkem mängeid vahetuspingi peal üles antud. Aga Sander Post on mõlemas mängus teinud 2 vahetust. Pigem üsna mängu lõpus. Tuleta meelde, eelmises mängus neil oli väravat vaja, neil kaotusseisus kaotusseisus tükk aega Levadia vastu. Ja lõpus oli 2-0 ja nad tegid siis ka ainult 2 vahetust. Ja seekord oli ka 1 vahetust oli seal ju reaalselt 4 üleminutist 3. lihtsalt umbes ajaväinud. Ma jooksin enne salvestusele tulekut Kuressaare peatreeneriga Sander Postiga kokku ja puudutasime ka seda teemat. Ja ta natuke urjutas või selgitas, et selle põhjal nagu neid järeldusi teha on tema arvates pisut ennatlik, et selles mõttes, et ma mingil määral nõustun, aga selles aspektist, et võtame näiteks Tammeka mängu. Ega jalgpallis
vahetusi, ega sa ei planeeri neid, et peatreener istub sul õhtul kodus ja mõtleb, et ma nüüd kindlasti Rauli asemel vahetan Krissi sisse siin 60. ja 70. teen selle vahetuse. Et vaadatakse ju mängu ja vahetusi tehakse mingi eesmärgiga. No sa ei vaheta lihtsalt sellepärast, et pulli pärast vahetan. Kui peatreener arvates, et mäng jookseb, füüsiliselt inimesed jaksavad, siis ega mitte keegi ei käse sul neid vahetusi teha. Ja tema nägemuse kohaselt siis on senimaani nendes mängudes asjad läinud nagu tema plaanipäraselt, mehed on füüsiliselt jaksanud ja siis ta nagu pole vist vahetusi hakanud tegema ja siis sa ei tee vahetusi. Kui sa domineerid, mehed jõuavad, mida sa vahetad seal? Lihtsalt, et kedagi õnnelikuks teha või lihtsalt, et pulli pärast vahetada. Sa ei hakka pulli pärast vahetama. See ei ole Kuressaares midagi uut, sest kui Kožuhovski seal oli just viimased aastad, ega ta ka ju nüüd vahetusi ei teinud lihtsalt, et tuleb vahetusi teha, et pigem tegi vähe neid vahetusi. Ja kui sa mõtled Kožuhovski Kuressaarele, siis kas seal mõni mängi on see alles ka? Päris suur nagu muutus on tegelikult Kuressaare koosseisus ju olnud niimoodi mõelda seda. Aga no lihtsalt võib-olla oponeerimiseks, et kui sul on nagu sellised mehed pingi peal, kes napilt algkoosseisust välja jäävad ja kes nagu vääriksid mänguaega ja kes pakuvad teravust, siis ega sa neid pingile naljalt ei jäta, et seal ikkagi midagi see räägib minu meelest, et Kuressaare on kasutanud siis 14 mängijat 2 mängu peale praegu. Ja, no United see vastu on 3 mängu alustanud täpselt 1 koosseisuga. Kuressaare aga seal on vist ka 2 mängu sama. Kuressaare on ka 2 mängu. Ja, aga seal on, sul peab olema, ütleme, õige grupp mängijaid, et sellist asja, ma nimetaks seda sellist pulli teha, et ütleme, Nõmme United näiteks võtta, siis sa saad seal sellist asja mitte katsetada, aga viljeleda. Ütleme, Levadias mõne aja pärast läheks natukene keeruliseks, et sul on seal pingi peal ikkagi nagu mehi, kes lähevad spordidirektori ukse taha küsima, et kus muu minutid on. Unitedis on ühesõnaga pupujukud, kes ei julge seda teha. Noorem mängumees, kes alles teeb tegelikult oma esimesi samme nagu Premium liigas. Õunapoi või Poomi ukse taha minna? Kahtlen. Selliste küsimustega kahtlen. Aga lihtsalt ega seal Kuressaare pingil ei ole ju nagu sisuliselt ju ei ole Premier League kogemust, kui sa niimoodi ka vaatad, et seal ma saan aru, et okei. Ja siis ajakirjanikud nõuavad, ja siis ajakirjanikud, selles mitte etteheidet tehes, aga nad ei saa ju nõuda, et miks sa ei tee vahetusi? Ma ei olegi nõudnud, keegi ei ole nõudnud, ma olen kirjeldanud olukorda. Aga siis on ju aru saada, miks neid vahetusi tuleb ka vähem. On ju. Ja seda ma olengi rääkinud ju, et Kurel ei ole sügavust, sellepärast vahetsi ei tee. Lühike ping. Sina ju rääkisid Postiga ja Post nagu justkui oponeeris. Oponeeris, jah. Nad ei taha vahetsi teha, pole vaja, aga nagu No selles mängus ei olnudki vaja, nad võitsid ju. Ei võitsid, polegi vaja. Ma ei olegi kuidagi kahtluse alla seadnud Posti valikuid, absoluutselt mitte, Posti on kõik omale õigesti teinud. Lihtsalt nagu, kui justkui oponeeritakse sellele, et Kurel on lühike pink, sellele nagu raske ju vastu vaielda. Õhuke või lühike? Mõlemad. Koosseis on õhuke, pink on selles suhtes lühike. Ehk siis sina tahad sõnasta asju siis usaldaks praegu mängu. Sõnasta siis asju nii, et sinu või kellegi arvates on Kuressaare pink ei ole piisava kvaliteediga. Jah, seda mõtles. Seal ei ole piisavalt palju piisava kvaliteediga mängeid. Post ju ise ütles, kelle vastu vapruse vastu. See on ka muidugi selline, mina ei julgeks seda välja öelda, sest mina ei näe igapäevast trenni, seda näeb ju treener. Kas sa mäletad seda vapruse mängu, mis oli taliturniiril, kus Kurel mängis esimene koosseis ja teine koosseis, kus Post ise ütles, et see koosseis ei ole Premier League'ks valmis. Post ise ütles seda. Nad said seal mingi 7 tükki või paned said seal. Need samad mehed mängisid, kes praegu pingil on. Pink lühike pole, seda ma ei ütle. Lühike ta ei ole, aga ta on Pink pole vastava tasemega. Jah, sama asi. Aga teine võistkond oli ka platsil Tammeka, kes ikkagi, seal on ikkagi punased lipuksed päris kõrge lõus, mulle tundub praegu. Palliga nad ei suutnud mitte midagi teha. Kuressaare oli nii hästi seal pressis. Kuressaare mängis väga hästi seda mängu, nii taktikaliselt, füüsiliselt. Rasmus Talu oli ju man of the match, eks ju, kes siin tuli ju Kalevi ja Viimsi kaudu talvel Kuressaarde, kes tõesti oli nagu, FC Kuressaarest nagu selline hea nõksuga tribla ja selle ees, et asjad, mis ei ole nagu Kuressaare võistkonnaga tavaliselt koos käinud, eks ju.
ja noh, Tammeka tõesti kuidagi nagu nad ei suutnud kohaneda selle tuulega, eks ju, tuul oli ka seal faktor, kuigi mõlemad pooled võitis ju võistkond, kes mängis vastu tuult ja lihtsalt kogu see mäng oli nende poolt vaadates ikka väga selline kasin. Ma ei alahindaks seda, et asjaolu, et Kangaslahti üsna mängu varajases faasis vigastada sai. Isegi kui Kangaslahti seal 10. minutil vigastada sai, need esimesed 10 minutit olid ka täpselt sama mängu. Seda küll, aga ma arvan, et see lõi päris palju ikkagi Tammeka plaanis assi. Ma ei usu. Mis seal, keskkaitse vahetad sisse, Mait Vaino ei teinud ka selles suhtes nagu mingit katastroofmängu, et seal, kapten läheb välja, aga see mängupilt oli juba enne selline. Ei, seda küll, ma ei ütle, et nüüd, et Kangaslahti, kui oleks seal tagaliinis olemas olnud, et nüüd see palliga mäng kuskil eespool rünnakud asjad oleksid paremini olnud, seda mitte. Aga lihtsalt mulle kuidagi ei mulje, et see lõi kogu võistkonda mingil määral varakult rivist välja. Ilmselt seal midagi oli, aga lihtsalt arvestades seda, et see mängupilt oli ka enne, kui Kangaslahti oli platsil, oli selline, et Kure ikkagi nagu reaalselt esimese poole tunni jooksul Tammeka sai vist 2 korda Kuressaare kolmandiku peale, mitte, ma ei tea, löögile või raamilöögile. See oli ikkagi päris nagu õnnetu selles suhtes, aga kui Kuressaare läks juhtima, järsku Tammeka justkui leidis ennast, suutis nagu ka vastase väraval midagi korraldada, lõid 2 väravat tagasi, suhteliselt nagu väheste võimaluste pealt, aga suutsid tagasi lüüa, tundusid kõik on hästi ja siis teisel poolel ikkagi Kure vastu tuult võttis selle mängu uuesti enda kätte ja tegi ära, et selles suhtes Sander Postile ja Kuressaare kogu võistkonnale väga suur kiitus ja Tammeka puhul lihtsalt, sellest on palju räägitud, eks ju, need Richard Aland ka ju mängu järgses intervjuus ütles, et pusletükid said suhteliselt hilja paika, eks ju, need välismaalased mõned tulid suhteliselt hilja ja seal ikkagi seda nii-öelda ühes hingamist on vaja veel otsida ja leida. No läheb aega, jah. Sünnipäeva pidu jääb ka tal ära, nagu ta ütles, et palju õnne tagant järele, jah? Jah, et Kuressaare sai ka hiljem teada, et neil kui Post oli seal intervjuus Saaremaa spordilehele, siis ajakirjanik Kalver Kivi oli siis tutvustanud, et näed, Kuressaare 29. sünnipäev oli, et tähistasime tõesti, okay. Me ei teadnud, aga tähistasime tõesti. Aga jah, ma ei tea, ma ei ole fänn niisuguste väljaütlemiste koha pealt ka, et kus oli Tammeka peatreener ütles, et nad ei suutnudki nende oludega kohaneda, et see on selline üks meeskond, tegelikult Kuressaare tuleb ka Tallinnast ja küll kohanesid küll ja ma ei tea, kas ta mõtles seal, ma isegi hakanud seda uudist lahti tegema või seda intervjuud, et kas pealkirja pealt juba, et kas seal käis ilmselt jutt siis sellest tuulest, mis oli tegelikult kõva faktor selles voorus, et muidugi tuulega mängitakse, tuulega või oludega peabki arvestama, aga et sa ei suuda nagu 90 minuti jooksul sellega ära kohaneda, siis tuleb nagu võtta mängija trivi ja küsida, et mis värk on. Jah, kahte keskkaitset tahaks veel välja tuua see Pedro Manuel Tammeka poolt, kes jäi ikkagi päris palju igal pool ette, kes positiivses mõttes, eks ju, löökidel, kui 3 oli taga lõpuks, eks ju. Ja Rico Piil, keda ka Kangur eelmine saade välja tõi Kuressaare kaitseliinis, kes ikkagi Premier Liiga ju esimest 2 mängu mõlemad ikkagi väga, väga viisakalt mänginud, sai Tammeka vastu nüüd ju ka väravasöödu isegi kirja seal eespool peaga võitis võitluse suunas selle võiduvärava söödude miidu välja. Aga Kuressaare ja Tammeka mängu puhul seda lõppu ma seal vaatasin teist poolega ja siis leidsin ennast mõtted, et vanasti. Varasemalt on kuidagi silma jäänud need hooaja alguses esimesed mängud Premium Liigas on nagu rabedad kuidagi, et alati räägiti, et esimesed mängud ja natuke rabe veel aga praegu tegelikult vähemalt minu tagasihoidliku hinnangu kohaselt on see, ütleme, jalgpalliline tase, just kui me räägime tehnilisest poolest ja ka füüsilisest poolest, kusjuures on kuidagi märgatavalt tõusnud ja ma ei tea, kas selle võib kirjutada selle paremate treeningtingimuste arvele, aga tahaks nagu sellise asja küll sealt välja lugeda, et mängitakse sellist, ütleme, jalgpalli mängitakse, on nagu silmal ilus vaadata, tehakse ilusaid asju ja enda arvates, vähemalt minu arvates on see nagu selle asja tulemus, et me saamegi tänasel päeval esindusmeeskonnad saavad paremates tingimustes reaalselt igapäevaselt kvaliteetsemat tööd teha ja nüüd me hakkame vaikselt seda nägema vähemalt enda liigas või enda liiga võrdluses.
Lisaks veel see, et need võrreldes, ma ei tea, 5, 6, 7 aasta taguse aega ja need tabeli tagumise otsa tiimid on ju ka kõvasti juurde panustanud rohkem, kvaliteedi mõttes ongi tugevamaks läinud, liiga on ühtlasemaks läinud. Tagumised pidid selleks oma taset tõstma ja see taseme tõstmine hakkab individuaalse taseme tõstmisest. No Kuressaare puhul on ka ju räägitud, sel hooajal alles nad hakkasid ju hommikuti treenima, et saab nagu nimetada ikkagi päriselt profivõistkonnaks, eks ju, otsast lõpuni, et see... Ja see, mis Markus välja tõi, et nüüd viimased 2-3 aastat on ka need Tartud Pärnud saanud ikkagi talvel normaalsetes sisehallides ju hooajaks valmistunud, ma arvan, et see ei ole üldse vähetähtis. Iseasi, kui palju, selle vastu annab meile suvi, on ju. Iseasi, kui palju me selliste sammudega nagu Euroopa, ma ei ütle isegi keskmikule, vaid Euroopale järgi saame. Ega Kure puhul me ei... Kure puhul me räägime praegu üldisemalt sellest Premium Liiga meeskondade tasemest. Tipud, tagumised on kindlasti ju pannud rohkem juurde viimase, ma ei tea, 5-6 aastaga kui nagu Premium Liiga esimesed. No ilmselgelt. See pigem on nagu see liiga on tervikuna ühtlustunud, et nüüd tuleb sealt ühtlaselt mingisugune ühine samm edasi teha või tipud peavad uuesti eest ära minema, et Euroopas ka mingisugust suurt edu loota. Aga olgu, läheme edasi Super Sunday juurde. Paide Trans 1-0. Oli siis väga-väga kinnine mäng tegelikult, kuniks siis kuulus maailmameister Cabral otsustas asja ära. Ei no mida hullu. Väga ilusa karistlöögiga ikkagi seal täitsa sügaval üle minutitel. See oli... Okei, räägime selle värava ära, siis kui ta pani selle palli sinna maha, siis ta võttis natukene veidra nurga kusjuures selle palli suhtes, natukene nagu minu maitsele liiga otse. Ja siis ma veel vaatasin juhatuse liikmega koos nagu seda hetke ja ütlesin, et pooleldi oma keskis, pooleldi nagu talle, et kas lähebki löögile või? Siis vaatasin, võttis üks nurga, ütlesin, et tuleb tsenderdus. Ja kui otse oli, tsenderdus oleks pidanud ju veel ütlesin veel, et siit laseb vist tsenderdus, et läheb sellise siseküljega nagu niimoodi värava peale kerima pehmet. Ja pani siukse purakana, ma võitsin peast kinni, väga ilus värav, väga ilus. See oli mingi 30 meetri pealt, 25. No 25-30 mingi siuke vahemik, ma pole ära mõõtnud, aga see ei olnud ikkagi niimoodi kasti äärest, et see oli ikkagi kaugemalt. See meenutas mulle Cristiano Ronaldot, sellepärast, et kommentaator Risto Unt ütles vahetult enne lööki, et sealt peab ikka väga julge mees olema, et sealt minna peale lööma. Kas mäletate, kunagi Ronaldo meistrite liiga poolfinaalis Arsenali vastu oli, see oli veel kaugem külje pealt kuskilt. Ja siis kommentaator ka, inglise kommentaator ütles täpselt samamoodi, et umbes, et surely even too far out even for Ronaldo, mille peale siis Ronaldo pani sealt sisse. No, need on, ütleme selliselt niimoodi nagu, need on ikkagi teistsuguse tehnikaga löödud, et Ronaldo lõi väga keerulise tehnikaga. Ei, ma ütlen just see, et kommentaator ütleb, et sealt see ikka peale. Kunagi oli, kus oli Bundesliigas, oli kus mingis mängus video ringleb siiamaani, kus hästi kaugelt oli karistuslöök Arhanoglu. Ja vastas väravahti otsustas mitte müüri panna ja siis pandi siuke lihvakas hammaste vahele. Lihvakas. Lihvakas. Et Ronaldo ja kes seal neid Juninho lõi vist niimoodi selle tehnikaga. Juninho pagarislöökidel küll keegi ilmselt müüri mitte ette panna ei julgenud. Rashford valdab seda löögitehnikat. See knucklepool nagu. Jah, et see nüüd selle brasiilase poolt nüüd päris sellise tehnikaga polnud löödud, ta oleks ikkagi niisugune tugev poolkeerutus ikkagi oli. No väga ilusti ristnurka täpselt on ju. Aga väga ilus värav ja mees tähistas, oli näha ka, et see oli moment, see oli siuke särgid lendasid ja seal tribüünilt lendas midagi, et see oli väga äge pilt oli ka, kus see särk lendas tõesti kõrgele. Märg oli, siis lendab hästi. Kuiv särk ei lenda ju. Raske särk, jah. Aga need on giftid momendid ja seda enam siit jälle see oli debüüt, mees tuli vahetus sisse ja lõi kohe. Ja seome siis selle mängule tulekuga, et neid asju nagu koha peal oma silmaga näha on ju äge, seda kogeda on veel ägedam, ütleme. Jaa, aga ütleme, kui teisest küljest vaadata, kas see viga oleks pidanud üldse viga olema. Mulle tundus, et ikkagi see oli päris pehmelt antud olukord, et seal oli ikkagi suhteliselt õla vastu ja see Cabral lendas nagu jahukott seal minema, et okei oli vist see transi poolt. Samas ta tuli ju päris suure hooga ja seal ei olnudki vaja mingisugust tugevat kontakti, et sealt kohe ta rivist välja lüüa. Ja ma mõtlengi, et aga see oli pigem oli minust nagu
õlg-õla vastu, et pigem sa lased sealt edasi mängida, et no see selleks, see veamomendiks, aga tegelikult, kui nüüd tervet mängu vaadata, siis siis oli juba mure Paidel tegelikult. Ja ei saa olla ei saa olla nii, et alustame siin rahulikult, lähme õljume ja siis, kui vaatad kella peal on 75, et siis hakkad nagu jalgu kõhvalt välja võtma. Seal mul on tunne, et seal peavad astuma esile ikkagi eelkõige need indiviidid, kes võtavad selle otsustavuse enda kätte ja et nüüd mitte ei lähe sinna isetsema või egoistlikult seda asja vaatama, aga et võtab pigem nagu vastutuse seal mängus, et võtab selle asja enda kätte, et hakkab seda rongi vedama. Praegu natukene mulle tundub, et sellest jääb vajaka, et seal on neid kehasid küll, kes võiksid seda teha ja julgemaltki teha, et okei, need välismaalased, nüüd brasiillane näitas ennast heast küljest, see Sonja on heast küljest näidanud, et siis see vasakul, see minu jaoks keerulise nimega, see mis selle Jobarteh. Et nad on tegelikult individuaalselt väga, väga kvaliteetsed mängijad ja näha, võib kohe öelda, et nad teevad head hooajad, kui terved püsivad. Aga nendelt nagu seda oodata, et nemad nüüd võtaksid selle rolli, mida tegelikult peaks võtma eestlased sellistel keerulistel momentidel on nagu keeruline näha. Aga keegi peab seal võtma selline vedaja rolli ja natukene isetsema hakkama või vastutust võtma. Natukene seda isetsemist oli näha minu arust selles mängus, et kui midagi välja ei tulnud, siis mõned mehed proovisidki nagu individuaalselt asju teha, aga see ka ei õnnestunud ja mängu lõpus oli ka, ma ei tea, 15-20 minutit enne seda, et kus Paidel oli tegelikult seda väravat vaja, mulle tundus, et Vova Vassiljev oli ka väljaku kõrval selline, et mis me teeme, et kas tahame võita või taha, et lepime viigiga või et mis värk on, et ta vaatas ka seal väljaku kõrval veidi siuke nõutult. Ja, aga kas või võttes aluseks selle karikamängu, mida nad mängisid, Tallinna Kalevi vastu, aga seal nagu nii-öelda nii suurt pinget pole ja seal toimis see asi, meeskondlik, seinasöödud, tsenderdused, jäeti seal värava ette. Kalevi vastu? Jah, Kalevi vastu. No sul oli esiliiga tagumise otsa punt põhimõtteliselt vastas. Sul ei ole seda sellist pinget, nagu sul on ju kõrgliga mängus. Ja kui sul üks tuleb ära, siis et selles mõttes minu point on see, et need oskused ja see on seal ju olemas tegelikult. Et kui sellises pingelises mängus ära kaob, siis on seal tegemist, ütleme, probleem on siin kuskil, kupli all. Kui sa rääkisid, et sel aastal või viimastel aastatel on kvaliteet ka esimestes mängudes kuidagi tõusnud, on parem vaadata, siis minu arust see Paide Narva mäng, seda oli, ma ei oska nüüd kommenteerida, et kui hea või halb kvaliteet selles mängus oli, aga mul oli küll nagu suhteliselt nagu nüri vaadata. No olgem ausalt, see oli ikka selles suhtes oksemäng, et mõlemad oli ikka tohutult ümmargused. Hanir ka ütles ju välja, et me peame kuidagi nagu leidma mingisuguse mooduse, kuidas see pall nagu eespool mingit teravustki tekitada, mingit kiieni. See oli nii 0-0 mäng, kui ta veel olla sai. Kas te statistikat vaatasite või? Mis olid peale löögid selles mängus? Mis te pakute? 5-5 või? Ei, 5-3, ma ei tea. 8-0. Me räägime, et Paide tegi kehva mängu. Trans ei suutnud selle Paide vastu mitte ühtegi peale lööki teha. Mitte raamide vahel, vaid üldse peale lööki. Terve mänguga. Ja Paide suutis 8. Ma ei tea, kas see on Premium Liiga mingisugune antirekord ühes mängus nagu 2 võistkonna peal kokku kõige vähem peale lööki. Transil niikuinii 0-0-st vähem ei saa veel, aga nagu sa mõtled, arvad, et mõnes mängus on veel kahe mehe peal kokku või 2 meeskonna peal kokku. 4-4 on vahel mingisugune 20 minuti peale löökide arv näiteks. 8 on ikka üli vähe. Et jah, Paide sai küll võidu kätte, aga see oli nagu nii tühja koha pealt tulnud värav, kui üldse veel olla sai, selles suhtes, et see ei olnud mingisugune välja mängitud võistkonnana teenitud värav, vaid ikkagi hetk individuaalselt lihtsalt briljantsust ja võib-olla Daniel Pareiko seal ka ilmselt on analüüsi ära teinud, et kas seal oleks ilmselt olnud võib-olla midagi variant teisiti ka teha, et see löök tuli ikkagi nii kaugelt, et okei, ta oli väga täpne, aga väravvahine ilmselt seal on analüüsi koht. No jah, kindlasti kõik väravad on võimalik ära hoida, aga Daniel Pareiko nagu seal kommentaatorgi ütles, et areng oli areng.
edasiminek võrreldes esimese mänguga oli tegelikult silmnähtav ja kindlust oli palju rohkem kui selles esimeses mängus Harju vastu, kus oli seda palli puterdamist ja sellist ebakindlust pisut rohkem, siis nüüd oli juba täitsa väravahi moodi. Aga jah, ma ei tea, sina oled väravaht, sina oled sa oled kohtunik ja väravaht, alati kui on vaja, siis meil on see pagas on meil siin olemas. No ma ütlen, et kas tõukas õige jala pealt, kas üritas õige käega tõrjuda? Seal oli võtta see, et kas tegi mingi vahesammu? Niimoodi, eks ju, või siis niimoodi lähed seda tõrjuma, et niimoodi vist ulatad nagu kõrgemale ja kaugemale, et aga no ma ütlen, ma selliseks eksperdiks ennast kindlasti ei pea, kui sina nüüd tituleerisid. Aga lihtsalt, kui sa vaatad nagu fakte, et kui kaugelt see löök tuli, siis okei, see oli tugev löök, see oli väga täpne löök, aga väravaid, ma arvan, sellise kauguse pealt ükskõik, kuidas see karistuslöök läheb, nad ikkagi vaatavad seda kriitilise pilguga üle pärast. No muidugi vaadatakse kriitilise pilguga üle, aga jah, et seal oli müür ees, kui müür pannakse ette, siis väravaht alati astub pisut siis müürist eemale, ehk siis sinna nurka, kus ta lõi, see ala on suurem värava suhtes siis. Ja kui sa nii täpselt kus sa täpselt oled seal, kas ta oleks pidanud olema näiteks sammu veel seal nii-öelda rohkem värava keskel, eks ju, et olla selliseks asjaks valmis. Jah, ma nüüd ei mäleta, mitme mehelise müüri ta sinna pani, 3 või? Et seal hakkab sõltuma sellest, et mida suurema müüri paned, seda rohkem sa pead nii-öelda värava keskosa suhtes liikuma siis vastaspoolde ja seda enam jätad ruumi vabaks. Et see ongi, aga ega ma ka värava spetsiifikat nii täpselt ei jaga. Aga mõlema võistkonna suhtes ikkagi häire on üleval. Trans on saanud 2 kaotust Premier Liigast, pluss nad oleks peaaegu Viimsi vastu ka veel ära puterdanud. Ehk siis Trans on võib-olla, kui siin mingisugust Premier Liiga sellist paanikameetrit panna, siis nemad on ilmselt kõige kõrgemal sel hetkel. Tabeli viimane ka. Nojah, võtame see tabel lahti ja siis need pööra tabel teistpidi ja siis saadki aru, mis seisus see paanikameeter on. Selgelt nagu need kõige, kes ongi nulli peal, eks ju seni, aga kellel see mäng on ka ikkagi olnud üsna ümargune. Ei no jaa, 2 mängu pealt veel ei hakka mingit paanikanuppi siin otsima. Ei no nuppu ei pea vajutama, aga ütleme see nagu käsi hakkab vaikselt sinna poole minema, kellel on kõige lähemal see nupu vajutamise üle, aga see selleks. Need on sellised häired, väiksed häired, nagu praegu Eesti äpp, siin saate ajal on juba 4x4 teavitus saata. Mingisugune testimine käib. Eelmine hooaeg, millal esimene peatreener läks kas peale 8. või 9. mängu, enne seda Nõmme Unitedil läks pärast 4. mängu äkki. Et vaatame, kas... Oota, kes eelmine aasta nii vara läks? Tainio läks, jah. Just hakkasin ka mõtlema ja siis tuli viimast. Et vaatame, kas esimese ringi saame samade peatreeneritega hakkama. Saame ühele poole, jah. Kožovski just pikendas lepingut ka, kõik tundub hästi, ja siis tuleb sükke hooaja algus. Aga vaatame, siin on veel vara väga suuri järeldusi teha. Lihtsalt üks huvitav asi ka, mis Paide, vaata, sa rääkisid sellest mängukorraldusest. See Kunstmuru staadionil, eks ju, need väga ägedad tornid on tehtud, eks ju, ei ole telingute asemel kaamerate jaoks, et ülekanne oleks nagu hea kvaliteediga. Ja seal on nagu seda Paide touchi pandud, seal on, need on ju... Süksed Paide need torni, linnuse torni üldiselt, eks ju. Illusad asjad on ju. Ja väga praktiliselt ka. Keskmine torn on siis ju 3 korrusega, 3 tasandiga, eks ju. Ülemine on see põhikaamera jaoks, eks ju. Alumine, või keskmine on siis selle nii-öelda action kaamera jaoks, eks ju. Kui jalka ülekannet Eestis ja mujal ka filmitakse, siis keskel on nagu 2 kaamerat. Üks on see, mis teeb seda üldplaani ja teine on siis, mis nagu zoomib lähemale keskel. Ja alumine siis, mis on natukene kõrgemal kui siis maatasapinda siis kommentaatori jaoks on ju. Aga Paidel on nüüd, see on selle mõttega ehitatud, aga nüüd nad on ikkagi ühe sellise muudatuse seal teinud. Ehk siis on direktorite loožiks tehtud. Direktorite loožiks on tehtud see teine tasapind, mis on tegelikult sellele action kaamera mõeldud, mis tõttu see action kaamera peab olema sisuliselt maapinnal ja kommentaator ongi maapinna peale, eks ju, et nad on selle siis ülekande kvaliteedi ohverdanud selle nimel, et selle kampsid ja sealt saaksid kõrgemalt vaadata. Kuigi seal otsas oli, ma vaatasin, kui ma seal ringi vaatasin, siis seal otsas oli, väljaku otsas, Kunstmuru väljaku otsas oli süke ka mingite pehmete istmetega süke nagu eraldi loož tehtud. Mina mõtlesin, et direktorite loož on seal. Aga ju nad siis võtsid selle torni. Sest see keskmine torn on ju suurem ka, seal on see, nagu sa ütlesid, 3 tasapinnaga või 2. Ja see on 3 korrust isegi. Ja 2 tükki on siis väiksemad. Seal otsa poole. Või mitte otsajoone, vaid kõrssulajoone kaamerat.
Ei no jah, peab olema see direktorite loož seal. No peab olema. Mina oleks kommentaatorina väga pahane, kui ma läheks sinna ja avastaks, et... Ei no mis sa räägid, ERR teeb alati ülevalt ja Soccernet on alati kommenteerinud alt. Aga see alt tegemine ongi, see on üli ebamugav. Üli ebamugav tegelikult, seal väljaku tasapinnal sa ei näe. Aga miks siis Soccerneti ülekanded on kogu aeg maa pealt ja ERR-i omad on kogu aeg sealt ülevalt? No sellepärast, et ERR julgeb oma kommentaatorid sinna tellingu peale panna. Üldiselt, meie omad on Mind Mediaga, kus need tellingud on üldiselt ju avatud igasugustele vihmadele, tuultele, asjadele, et see tehnika seal kahjustada ei saaks lihtsalt. Keegi keela ju Soccernetil ka neid sinna üles. Ei no see tehnika on varem korduvalt kahjustada saanud selle tõttu, et ta on kuskil tellingutel sealt ülevalt tilgub mingit jama peale. Need nagu õppetunnid on läbi tehtud lihtsalt. ERR-il ma ei tea, kas ERR-i pult on teistsugune, kas seal on mingisugune vihmakatte peal või ei ole, pigem ei ole vist. Sa oled teinud ju ERR-i mänginud. Jah, ei ole, aga Soccerneti selle puldi saab ka ju, saab selle kaane peale panna tegelikult ju. Aga riigi raha eest võib-olla siis maksumaksja maksab kinni kui midagi. Eraettevõttel on teine asi. Harju Levadia, siis vooru 1-2 viimasest mängust. Levadia sai siis teise võidu kirja, 8-2, neil 3-1 Harju vastu võõrsil. Levadial on alati, kusjuures laagris olnud päris keeruline, see on vist Levadia ajaloo suurim võit, mis nad on laagris saanud, 2 väravaga lausa. Et muidu neil on olnud seal kaotus, neil on olnud viik, neil on vist 2 üheväravalist võitu olnud seal. Eelmise hooaja lõpetasid seal ju viigiga. 2-2 viigiga. Nad on tegelikult just laagriga siin areenal ka viiki mänginud. Kas ühe korra vist isegi ei kaotud? Oli, et see ühesõnaga see, aga kodus nad on saanud ka nagu suuri võite, aga just seal võõrsil on olnud nagu Harju alati väga mängus sees ja tegelikult seekord ka arvestades asjaolusid Harju oli ikkagi väga sees mängus, sellepärast et varakult oli 1-1 ja Andres Järve sai ju 33. minutil see punase kaardi. Harju tegi minust väga kõva mängu 10-kesi. Et väga kõva. Hingestatud ja sellise tõsiselt nagu sümpaatse. Jah, nagu Levadial ju ei tekkinud sisuliselt mitte midagi nende äärte pealt senderduste kaudu, mis nad proovisid, lasid neid palja kasti. Nurgalööke tekkis, 17 nurgalööki. No jaa, aga kui ohtlikud need olid? No, ei olnud, nurgalöögid olid 17-2 ja võistkond, kes nurgalöögist väravali oli Harju. Jah. Ja väga efektse värava. Harju sai oma kasti kaitsmisega minu arust väga hästi hakkama. Kuni siis selle liivaku õnneliku imevärava. See oli kasti kaitsmisega liivaks endale, siis ääre pealt sisse. Läks üle jala ja läks taha kulmu. Aga seal ju tolles mängus tuul mõjutas veel rohkem kui Kuressaares seda, sellepärast et see kui palju see tuul seda palli reaalselt kandis, nagu see oli päris... Tuul oli igas mängus, igal pool oli siin seal oli ju reaalselt niimoodi, et esimesel poolel Harju mängis alla tuult, Vainula lõi ju oma kastist ju niimoodi, et see oleks ju... Maandus Levadia kastis. Olete tähele pannud seal Harju sellel Kunstmuru staadionil, seal on mingi tuulekaridorina. Seal on kogu aeg tuul. Seal on kogu aeg sealt ühelt poolt, Saue poolt tuleb. Kusjuures ma olin ühel mängul olnud, kus tegelikult oli ka teistpidi, aga siis see on nii tugev tuul. Tuul mängis oma rolli ja selle värava puhul kindlasti ka, mis see liivak lõi. Aga jällegi Eesti jalgpallil on issanda kingitus see, et seda Kurro Torres seal enam ei ole ja meil on tegelikult Skvortsov, kes mina julgen selle välja öelda, et tema puhul ta raiskas seal 2 aastat põhimõtteliselt ära, et ma ei tea, palju tal neid mänge tuli Premium liigas Kurro Torrese käe all, aga need minutid, mis talle anti, ta paistis tegelikult silma mingisuguse sükse erilise asjaga. Ja nüüd on seal Eesti treener, kes võib-olla vaatab natukene rohkem neid asju sinimust-valgete prillidega ka. Ja muidugi ei saa unustada ka seda, et Skvortsov on väga noor, ta on 18-aastane ja 2 aastat tagasi oli 16 veel, nii et seal võib-olla 16-aastasele sul on raskem seda... Patrick Kristal oli ka 16, kui ta hakkas Vaides hakkas tegusid. Päevad lähevad aeglaselt, aga aastad lähevad kiiresti. Jah. Skvortsovil oli 27 mängu enne seda hooaega isegi Premier League'is kirjas, aga ma arvan, et enamus neist olid vahetusest. Aga eelmisel hooajal, kui me vaatame Premier League'is tema statistikat, siis see oli 12 mängu ja 244 minutit. Praegu saab järgmises voorus minutitest. Ta on praegu 2x90 pannud ja see on ka ju toonud nagu tulu, et 2+1 on kirjas. Mõlemas mängus värava löönud ja seekord sai väravasõidu ka veel kirja. Seda enam. Ja seal on teisigi nimesid. Vjatšeslav Pavlovitš. Ma ei tea, kas nimi tuleb meelde, et äkki Levadiast 16 aastat debüüti Premier Liigas.
et aga ründajatega endiselt ju Levadial on natukene kitsas käes, et Skvortsov pidigi seekord ründajana mängima, alustama ja Kirst tuli küll vahetuse sisse, aga endiselt on Vendel puudu, eks ju, Lehtmets on puudu. Joe Pedro on puudu, Otto seekord alustas. Aga selles suhtes, et lõpuks ikkagi, ma ei teagi, võit võeti, 3-1 võit, nagu vaatad paberi peal jumala kõva sõna, aga see ka, kuidas nagu sa ütlesid ka, neil oli ikka väga-väga raske seal võimaluste loomisega 10-mehelise Harju vastu. Et ei ole ka enam seda vabandust, et oleks seal see vana kunstmuru, kus on nagu lihtsam kaitsta võib-olla, kui siin kuskil suvisel kastetud muruväljakul, et seal on ka uus kunst ja kõik on selles suhtes hästi. Harjule kiitus tegelikult tegid väga kõva esituse, jällegi kapteni punane kaart. Kas meil kaks punast kaarti on see hooaeg Premier Leagues, mõlemad on võistkonna kapten võtnud? Ojamaa esimese voorus ja nüüd Järve. Jah. Aga Harju DNA-s, vähemalt praeguse Harju DNA-s tundub olevat see selline, ütleme, mis see hea sõna on? Mul ei meeldi seda sõna kasutada. Mis see hea vaste on? Energia. Lõpeta see, need mingid välja mõeldud, energia. Välja mõeldud. No energia, jalgpallimeeskonna energia. Süüke agressiivsus ja hambad ristis võitlemine ja natuke haiget tegemine ja see on nagu Harju DNA-s ja ütleme 10-kesi, siis sul käib, ütleme ajus, sul käib see klõks ära tegelikult, mõtleme, et viigi seis, jääd ühe mehega vähemusse, siis sul automaatselt jalgpallurina sul kaob see ära, okei, me siin väga me rünnata ei saa, aga tavai, hoiame hambad ristis oma värava puutumatuna, et paned siin kossi, paned õlga, teed haiget, lööd palli minema, kõik rõõmustavad selle üle, kui sa lööd palli lihtsalt peaga outi täie jõuga. Et siis hakatakse nagu sellistest asjadest rõõmu tundma ja Harjul on see nagu kuidagi vähemalt jälle tagasi tulnud. Lauri Nuumal on väga selge nägemus ju mängust ja see on nagu kõikidele mängijatele väga hästi selgeks tehtud, et see nagu Harju on väga nagu iseloomuliku mänguplaaniga. Jaa, aga ütleme, need plaanid lüüakse sellel hetkel, kui sa vähemusse jääd, ikkagi lüüakse nagu pikali. Ka siis oli kõigil ju väga hästi teada, mida teha tuli nagu. Sest ma olen korduvalt seda näidet toonud, et trennides vaata, kui sa paned näiteks 11 versus 10 või see ei pea olema 11-10, see võib olla ka, ma ei tea, 9 ründab 7 vastu ja selle 7 ülesanne on iga hinna eest kaitse ainult väravat, ära lase lüüa. Ja kui see hoog ülesse saadakse sellel hetkel selle 7 mehe poolt, kes nad ei ründagi. Nad lihtsalt taavad palle metsa, löövad merre, löövad tribüünile igale poole, aga siis see frustratsioon kasvab ja siis selle kaitsva meeskonna, olenemata sellest, et ta on 2 mehega vähemuses, see on nagu enesekindlus ja siuke muie suu nurgas. Iga õnnestumine on sul 10 õnnestumise väärtusega. Et sellised, ja et see seis jääb siis 0-0 treeningul, ütleme, et me räägime treeningust. Need ei ole nagu mingid harvad juhud. Et seal, Harjul oli natuke puudu, aga selleks oli vaja seda siis liivaku üle jala läinud tsenderdust. Jah, vaata, kui korvpallis öeldakse ju seda, et hea kaitse trumpab alati hea rünnak trumpab alati hea kaitse üle, et kui sealt rünnakul jääd, siis sa paned selle palli kas või üle käekotti, aga jalkas on ju tegelikult vastupidi, et sul on nagu hea kaitse trumpab üle hea rünnaku. Kui sa hästi kaitsed, siis suudadki nulli taga hoida. Nojah, selles jällegi, et tagant järgi vaadata, see on absoluutselt kõik maailma väravad, mis lüüakse, on võimalik videost vaadatuna ära hoida. Juri Fischer tagasi Premier Leagues. Päris korralik üllatus oli see, kui Kris sina vist tavastasid ju, et seal reedel, et et mees on tagasi, et kes eelmisel aastal ju suure pauguga justkui lahkus vilistavate kohtunike, Premier League'at vilistavate kohtunike seast. Oli videokohtunikuna eelmise hooaja ja siis ikkagi lõpuks vilistamise isu tuli niimoodi tagasi, et mees on tagasi. Kui natuke halba nalja teha, siis pandi meelega Levadia mängule, et oleks alateadvuses Levadia poolt saadnud olla kindlasti. Andis punase veel vastastele. Punane kaart oli seal ilmselt väga kurta ei olnud Harjul. Ja suures plaanis ka ikkagi ta on ju kogenud kohtunik ja juba selles Harju Levadia mängus ta paistis vähemalt mulle teleka vahendusel seda mängu vaadates silma oma rahulikkusega ja ta oleks võinud mõnes kohas seal vabalt veel kollaseid loopida, aga ta on pigem selline suhtleja kohtunik, kes kutsus meid enda juurde, rääkis asjad selgeks ja hoidis mängu kontrolli all. Ja mina omalt poolt loen teda või mina ju töötasin temaga koos või tema oli juba tegev kohtunik, kui mina ju mängisin. Ja kindlasti üks ma ei tea, mis see õige sõna nüüd on jälle, mida kasutada. Mitte meeldivamaid, aga ilusamaid.
seda kindlasti, ma ei tea, tumeda peaga on ju siuke, aga siuke meeldivamaid kohtunikke jalgpalluri vaatest või ei taha kasutada sõna parimaid, aga sümpaatne kohtunik, kellega oli loomulikult oli eriarvamusi, oli vaidlusi, oli asju, aga kuidagi seal on vaks vahet sees, et kas sul on eriarvamus või kohtuniku töö on ka müügimehe töö, sa pead need otsused maha müüma, mitte lihtsalt see, et sa teed õige otsuse väljakul, mis rehvpäll hindab õigeks, eks ju, vaid sa pead seda ka suutma nagu veenvalt maha müüa. Ühesõnaga, igatahes kahe käega mina tervitan, et sellise tasemega kohtunik meil Premium liigas on olemas ja et on tagasi nii-öelda. Ma arvan, et Eesti jalgpall Premium liiga ainult võitis sellest. Ta käib ju ka Euroopa mänge. Ei, tal ei ole enam rahvusvahelist litsentsi. See võeti siis ära? Eelmine aasta ei olnud tal juba. Ja nüüd sel aastal ei ole. Kui ta eelmine aasta vilistamas ei käinud, siis ma ei tea, kas ta varrina võib-olla äkki hakkab käima tegelikult, aga seal siis igatahes hea meel, et Jura Frisch on tagasi. Levadiale 3 punkti, siis Harjule siis ühe võidu kõrvale esimene kaotus, aga jõuame siis vooru põhimängu juurde ka. Flora Kalju Sportland Arenal ja Kalju siis teist korda siin lühikese aja jooksul paneb Flora Selili 1-0 ja Andres Vaheri oma värav siis otsustaski mängu lõpuks päris kentsaks oma värav oli ikkagi. See Andres Vaheri esimesed 10 minutit 10. sekundil võtta kollane kaart endale ja siis polnud ime, et seal tõesti Pihela saadetigi reaalselt sooja tegema, et kui seal tuleb mingisugune täielik nagu kollaps. Ei ole lihtne olukord ei sellele mängijale ega tegelikult peatreenerile. Mis sa teed? Selle... me jõuame meistrite liiga juurde, kus me saame rääkida teistpidisest otsust. Kuidas tehti, on ju. Aga mis sa teed peatreenerina? Sul on ainult mitte ainult, aga sul on kui sa võtad ta nüüd välja, siis ilmselge sõnum sellele mängijale, et kuule, sa oled selles mõttes tänase päeva lõikes, sa oled ebaõnnestunud, läbi kukkunud, ma koristan su platsi pealt ära. Ja tambid nii-öelda selle mängija veel rohkem vaata, seal on ilmselt ka küsimus seda, kuidas seda kommunikeerid, kuidas sa põhjendad seda, kuidas sa selgitad seda. Seal oli Vaheril oli, mida Kostja Vassiljev ütles pärast mängu, et Vaheril oli kollane kaart kohe alla, on ju. 10 sekk, nagu sa ütlesid. Et sul on kohe kollane all ja kui sul tuleb sellest oma väravast nagu mingisugune ebakindlus veel sisse, siis sa oled ikkagi ükskõik kui nagu hea mängija sa oled, sa võid olla nagu liability oma võistkonna jaoks, eks ju. Me rääkisime samal teemal, kui see Pärnu mängija lõi, oli see Nõmme Unitedi vastu või kelle vastu see oli? Ristikivi lõi ju üleelmine aeg vist oli juba. Lõi selle värava. Ja siis ma rääkisin sellest ka, mina olen löönud sükse värava ju, oma värava. Soomes. Ja tagantjärgi mind võeti seal pool ajal välja, aga selles mõttes ma rääkisin toona ka, kui see Pärnu mängija olukord oli, Ristikivi olukord, et tegelikult see lööb mängija, vähemalt minu lõi, ta lööb ikka nagu kuskile täitsa oma maailma, selline juhtum nagu lööb su oma maailma. Seda on väga raske väljaku peal ära unustada kohe. Jah, et siis sa hakkad tegema valesid otsuseid, sa hakkad hambad ristis, tahad nagu heastada, sellepärast, et sul on, mis tunded sul sees on see, et sa oled meeskonda alt vedanud, minu pärast on nagu, oleme kaotusseisus, suure tõenäosus, on oht, et me kaotame minu pärast ja selline häbitunne ja muidugi räige pettumus on ju. Ja siis on su pea nagu nii laiali otsas, et tegelikult mind oleks olnud tookord vaja ka varem ära koristada sealt platsi pealt, sellepärast ma ei teinud enam adekvaatseid otsuseid. Ja mu mõtted oli ainult selles, et ma ei tea, mida arvab treener, mida arvavad meeskonnakaaslased, mida arvab press, mida arvab naine kodus, laps kodus, siuksed asjad. Et see ei ole üldse nagu lihtne olukord, kus olla, aga tagantjärgi mõtlesin, et oli vaja mind ära koristada, koristati ka tookord poole ajal. Aga meie võitsime selle mängu õnneks. Ja me saime nagu selle, mina sain tänada meeskonda, et nad vedasid konkreetselt minu sellest keerulisest august välja. Aga selleks, et seal Vaher ka tegelikult seal, siis hakkad langetama natukene valesid otsuses, sest sa tahad rehabiliteerida nii hullult. Ja seal nurgalöögi järges olukorras, kus ta kohe ka peale sai lüüa, seal oli tegelikult, tal oli kõrval sõber olemas, kellele vaba jala peale lükata, aga otsused hakkas kannatama.
aga mida Vassiljev ka ütles, et ta jälgis, kas see hakkab nagu Vaherit mõjutama, see kollane kaart Vargane, see eksimus omavärava näol, et kui seal oleks ilmselt tekkinud mingisugune nagu selline väga suur ebakindlus, siis see vahetus oleks ära tehtud, see valmisolek oli nagu olemas. Aga sellest omavärast endast lihtsalt, ma vaatasin seda kordust nagu mitu korda ja ei saanud aru. Sellest sa ei saanud, natuke pall põrkas natuke veidralt. Isegi kui Kivil oleks nagu positsioonil olnud, see oleks ikka väga ebamugav pall olnud, mida vastu võtta. Okei, Kivil... Ei, ebamugav, ega Vaher ei tahtnud seda niimoodi lüüa, ta oli natukene tabas liiga palli alla, sellepärast pall põrkas natukene miskipärast liiga kõrgele selles hetkel. Ja ta tabas lihtsalt seda, kui sa tabad palli liiga alla, siis sulle tundubki, et see pall jääb kõrgemale ja palju tugevamalt, kui ta seda tegelikult tahtis teha. Kas te panite tähele ETV mänguvärkset intervjuud Henri Bergiga, kes andis mõista, et ilmselt kui väljak oleks paremas seisukorras olnud, siis tõenäoliselt ei oleks seda omaväravat juhtunud. Kusjuures ma panin tähele ka, kui me hakkame pärast naiste superkarikest põhjalikumalt natuke rääkima või natuke rohkem, siis seal selle mängu ainus värav oli ka väga veidra põrke tulemus tegelikult. Aga okei. Aga seal see, olgu siis selgituseks, et kui väravaht oleks seal, vaata tegi sprindi sinna joone peale, Flora väravaht. Ja oleks siis selle joone pealt ära toonud, siis oleks olnud vaba löök ja kollane, punane. Lihtsalt vaba löök. Vaba löök. Väravat ei saa kaarti. Kui väravaht mängib oma karistusales käega, sa ei saa mitte kunagi kaart sellest. Seal ei rakendu mingi ilmselge värav. Ei ole. Seda ma tean, et punane ta kindlalt ei ole. Ta ei ole ka kollane. Seda me rääkisime... Siis tuleb lihtsalt vaba löök, jah? Jah, seda me rääkisime 2 aastat tagasi. Viie kasti joone pealt, mitte värava joone pealt, kui ta oleks värava joone pealt. Ehk siis jah, aga selles suhtes, et seesama Ristikivi olukord, eks ju, seal oli ka ju, Ott Nõmm oli väravast, ta justkui nagu kiilus kinni. Et oleks ta võtnud, oleks teist vaba löök tulnud ja mitte midagi poleks nagu juhtunud. Et sellises olukorras Kivila selles suhtes tegi õigesti, et sa pead igal juhul ikkagi palli väravast eemal hoidma, et mida sa ikka tagasi hoiad. Need on alati pullid moment, kus väravahid peavad sprintima oma värava poole. Aga selles suhtes kordus ka näha, et Vaher nagu ta ei tõstnud isegi pilku, ta ei näinud ka, kus Kivila tegelikult oli, et lihtsalt oligi tunde järgi see sööt sinna tagasi. Jah, sööt ebaõnnestus, tehniliselt tal sööt ebaõnnestus, aga see tulenes sellest, et see pall nagu põrkas niimoodi veidralt ja ta tabas seda palli natuke valesse kohta. Alati võib rääkida, et lohakalt tehtud. Floral oli hiljuti ka ju, see oli üleemine aeg vist, kui Kolobov pani ju Paides ka üks väga kentsaka omavärava ju mäletate. See oli vist üleemise hooajal lõpus äkki või? Üleemine hooaeg oli see, kus Kolobov tegi 2 väga kummalist. Kas seal mitte rinnaga ei jätnud? Üks oli see, kus... Võis olla küll, jah. Äkki oli, jah. Üks oli see, kus ta käega värava ära võttis, eks ju. Oli see üleemine hooaeg vist ikka ju. Või oli eelmine juba. Ja teine oli siis, oli vist rinnaga või peaga oma väravasse. Tuleb ette, selliseid asju tuleb ette ja aga eriti veel see mäng jäigi nagu 1-0, et see ei ole mängijale olenemata tasemest ei ole see nagu lihtne olukord, mida seedida. Sellepärast, et eelkõige sul on nagu siuke, ma ütlengi, et siuke piinlikkuse tunne nagu tekib, raske kirjeldada, aga sa oled nagu meeskonda alt vedanud ja see ei ole nagu kerge asi, aga jällegi, et kuidas see asi lahendada on, erinevad treenerid lahendavad seda erinevalt, et mõni treener ongi, ta võtab selle koosolek, ma olen näinud selliseid olukordi, ma olen näinud varem, ma olen näinud, kuidas nendega erinevad moodi on tegeletud ja olen näinud, mis mulle kõige rohkem on meeldinud, on see, et peatreener järgmist koosolekut alustab, et ja ma järgmise mängu põhikoosseisu ei tea, aga seda ma tean, et see mängija, antud hetkel siis Vaher alustab keskkaitses ülejäänud, ma vaatan nädalatrennide pealt. Et see on üks asi, mida kasutada ja siis see mängi mõtleb, et uus võimalus, treener on toeks ja see on üks variant. Teine variant on muidugi, mängija vaatast kehvem on see, et sa näed kohe teisipäevases trennis näed ära, et sa oled selles teises koosseisus. Aga räägime mängust ka natukene, millise mulje see mäng muidu jättis suhteliselt, Kalju sai varakult juhturava kätte, nad ei pidanud väga palju riske võtma, said olla kaitses, statistikat vaadates, ma ise kommenteerisin seda Harjumängu samal ajal, et statistikat vaadates ikkagi Flora vist mängupildi poolest oli nagu justkui domineerivam pool või hoidis palju rohkem, aga vist ei suudetud piisavalt võimalusi luua. Markus räägi, ma olin töölesannetega seotud ka Harjumänguga. Trobikond nurgalöök esimesel poolel. Seal väga konkreetseks, ma nägin, ma vaatasin esimese poole ära
hästi palju nurgalööke, seal oli ka see tuul mängis oma rolli. Aga ütleme, see esimene poolega, mis mina nägin, seal midagi nagu nüüd ütleme täiesti löömata küll ei jäetud. Aga meeldiv on seda näha, et Flora tuli esimene poolega vähemalt ainult vasakust äärest. Ja seal see noor poiss, mulle meeldib, kuidas ta on nüüd natukene, ma just rääkisin ka pärast esimest vooru seda, et see kuidagi suund ettepoole on nagu vähe konkreetsemaks läinud ja seda trump on ja seda ta kasutas seal. Ma arvan, et see poiss teeb päris okei jooaja, kui ta samamoodi jätkab. Sandar Alamas siis juttu. Ja, aga mina ei tea, mis seal võrdsete lahing ja Kalju tundus, et mängis pragmaatilisemalt lihtsalt kaitsest lähtuvalt pärast seda 1-0 ja siis kingitud väravat justkui on ju. Kas Kaljul on liiga parim kaitselinn? 2-0 mängu. Hetkeseisuga on. Ja ei ole niimoodi, et nad oleks mänginud siin Kuressaare Unitediga, vaid on mänginud ka Floraga, eks ju. Ja Podolution oli väljas ju. Nüüd sellest aga uus mees. Uus vana. Uus vana, Roko Kušić tagasi ja siis kohe 0 mängu kirja. Aga kuidagi Flora kaitsed selle Männilaanega on teist mängu järjest hädas, et eelmine kord lõi kübara, seekord nii palju kui ma nägin, siis ka ikkagi seesama vaheri kollane kaart oli ka ju Männilaane mahavõtmise eest, eks ju. See oli, Kalju mängis lahti pikk pall ja siis kohe esimeses võitluses vist oli keegi pikendas ja siis oligi korras. Mõtle, kus sealt punase kaardi võtta. Männilaan tunneb ennast hästi. Männilaan tunneb ennast kuidagi vabalt, teeb lihtsaid asju. Ilmselt on talle selgeks tehtud, tee lihtsaid asju. Tema ülesanne ei ole see pall võtta rinnaga alla, pöörata, teha 2 üleastet, elastikuga mööda minna ja siis panna 35 pealt see pall. Tal on teised ülesanded. Tema natuuril on teised ülesanded. Rinnaga omaks tropp, avanemine, väravest lõpetamine, aga teeb, kui sa seda hästi teed, siis sa oled mängumees. Jah, aga ütleme, Flora ründemängu puhul ka ikkagi midagi on sealt nagu veel natukene puudu, et me nägime seda Kalju vastu nii superkarikas, seda mängu ma ütlen, ma ise nii palju ei näinud, ma nägin nagu osaliselt seda, et seal ka ikkagi sellist Markus Poomi, Nikita Mihhailovic, sükest venda oleks vaja siin ettepoole ka, kes natukene rohkem oleks seal nende rünnakute nagu algataja ja sidujana rollis. Me rääkisime hooaja alguses sellest. Jah, Toni Varjundit on jubedalt tagasi vaja, ega tal vist väga kaua ei tohiks enam minna, aga mine tea. Toni Varjund ei ole ka minu hinnangul nüüd täpselt sellist tüüpi. Me rääkisime tookord ka, sest neil on see Teeväli ja Antonov ja Kreida. Kalimullin on ka veel. Aga endiselt nad ei ole sellised, ütleme, Mihhailov ja Poom olid suutelised seda palli ka vedama. Nad olid suutelised vähemalt ühe oma vastastest keskväljal üle mängima. Ehk siis hakkab see asi argnema. Aga need minu poolt loetletud keskvälja mängijad, vähemalt hetkel, nad on kõik head mängijad, aga nad on sellised, et võtan, jagan söödu diagonaal ettepoole, et sellist tüüpi. Kalimullin, kui ta peaks 10 peal hakkama mängima, ta ju võiks olla selline mängija, kes suudab palli vedada. Ma ütlen, Kalimullin ja Varjund, Floral on 3 mängijat on praegu vigastatud või 4 ja 2 nendest on täpselt selle sama positsiooni mängijad, et Varjund ja Kalimullin. Kalimullin vist läheb pikemalt kui Varjundile. Seda on kindlasti vaja ja üks millest vist veel natukene puudustundi oli selline Taani Lusta-sugune ründaja, kes oli ju, ma ei teagi, mis tal täpselt oli sellest mängust ju puudu ja lõpus pandi sisse ju Oskar Pihela ründasse. Need on sellised hädakäigud, et kedagi pikemat siin ette panna. Just, aga Florale... Ja mis see Lusta siis nüüd on? Ma mõtlen, ma täpselt ei teagi, teda ju eile ei olnud koosseisus üldse. Karikamängus ju mängis nädala sees samas. Ju seal midagi juhtus, siis, aga jah, Florale siis esimene kaotus ja ütlen 2 kaotust Kalju käest ja kui sa mõtled, ütleme, et Floral nii-öelda võistlushooaeg, tegelikult nad ise ilmselt seda Liivimaa karikat ei arvestanud sinna sisse, koosseisu valikuid ka vaadates, siis esimesest 1, 2, 3, 4, 5 mängust 3 kaotust, siis kui ei ole kõige paremini läinud. Ja mis veel ülekandest silma jäi, siis ikkagi on see juba legendaarseks saanud. Andreev on omale selle Pielsa puki leidnud. Ta istub selle mingi külma kasti otsas seal. Pannakse juba valmis sinna pingi peale. Tal oli vist see juba eelmisel aastal.
ja eelmine aasta tekkis tal see. Muidu ta oli kükis seal ju, mingi vahe. Aga nüüd on talle tekitatud mingi istepink sinna. Aga Andreev siis esimene mees, kes pingilt kaardi saanud seal loal. Lihtsalt huvitav tähelepanek. No neid tuleb veel, need on varem tulnud ja tuleb veel, ei maksa muretseda. Just nii. Vaatame ennustuse seisuga üle. Olukord on ilus. Raul 7. 10-7 siis, päris okei protsent. Oota, aga mis need eelmise nädala omasid mul niimoodi päris meeles ei ole? Palju sealt punkte tuli, seda võiks ka välja tuua. Kes palju võttis punkte? Ma kohe otsin sulle selle üles, mul ei lähe kaua sellega. Sellepärast, et ma tean seda, et mina ennustasin vist ainsana täppi Kure Tammeka mängu tulemuseks Kure võidu. United Vaprust ei pannud keegi pihta. Paide Transi panid kõik pihta. Harju Levadia panid kõik pihta ja Flora Kalju oli siis ka, kus tuli punkt tuli siis Kangurile, Heitile ja Markusele. Ja teised seal Kalju võitu pihta ei saanud. Ehk siis kokkuvõttes seis siis mina 7, Kangur Heiti 6, Kris, Laura ja Viivatpet 5 ja Markus 4. Ma ütlen, selle rubriigi nimi on Sporti tuleb tunda, Markus. See on mõttetu sektor. Aga me vaatame uue... Ma veel vaatan, selle teen ära, siis ma otsustan, võib-olla ma ei osalegi sellise ennustus. Sa juba osaled. Vaatame uue vooru ennustused ka üle. Nõmme United versus Tartu Tammeka on esimene mäng. Siin on nüüd Nõmme Unitedisse uskujaid tunduvalt rohkem. No see viimane mäng kindlasti kergitas aktsiaid. Ma arvan siin ennustuses ka. Unitedi võitu pakuvad Kristjan Kangur, Laura Jansen, Markus Jürgenson ja Viivatpet. Viiki pakub Heiti Heli. Ja mina ja Kris, mõlemad oleme siis ainsad, kes usuvad Tammekasse isegi selles mängus. No ei tea, Kris, kuidas sa selgitad? Ega ma väga ei oskagi selgitada. See on kuidagi see kõhutunne. Hooaja algus Tammeka poolt ei ole kuidagi üldse mingisugust väga head muljet jätnud, aga ma juba hooaja suures ennustuses olin vist kõige rohkem Tammeka usku. Ma panin, et kui ma õigesti mäletan, 7. Ei, ma panin kõrgemale minu arust. Tammeka. Sa panid Unitedi 6. Ei pannud, 8. panin Unitedi. Sorry, 8. Ma panin Tammeka ikka ülespoole. Okei. Igatahes mul on kuidagi see kõhutunne, et millalgi peab hakkama see Tammeka mäng jooksma ja no minu ennustus... ja samas Unitedil on ka selline panite mõlemad 7. lihtsalt igaks. Jah, aga Unitedil on minust veidi siuke ohtlik mäng ka, et nagu siuke tuled siukse mõnusa tunde 7-1 neile lüüakse väravaid, neile löödi esiliigas juba väga palju väravaid. Tuled siukse 7-1 koha pealt mitte kõige paremas hoos Tammeka vastu, ma ei tea, kuidagi viskab Tammeka poole. Minu loogika oli ka see, või mitte, et seal mingit tervist loogikat oleks seal rohkem kõhutunnet, aga lihtsalt, et Tammekal on nüüd vaja reageerida kuidagi. Et seal see kaotus Kuressaare vastu, see oli nagu asi, mida ja see mängupilt just seal oli, see oli selline, mis nagu Karel ei tohi nagu läbi lasta oma võistkonnale. No mina panin puhtalt selle pealt, mis viimane mäng näitas. No seda ma sain aru, jah. Kalju versus Kuressaare, siin mingisuguseid erilisi erinevaid ei ole, kõik pakuvad Kalju võitu. Trans versus Vaprus, siin on nüüd kõike pakutud. Transi võitu ennustan mina, ennustab Laura ja ennustab Viivatpet. Viiki ennustab Kris, ennustab Heiti ja ennustab Markus. Ja Vapruse võitu ennustab Kristjan Kangur. Et... Ma olen viimase paari aasta jooksul nii palju nende omavahelisi mänge kommenteerinud nii Narvas kui ka Pärnus ja vähemalt 3 neist on jäänud 0-0 Viiki. Viivatpet ei panegi, ta paneb kas 1 või 2 on ju, ta ei pane Viiki, ta ei panegi kunagi. Ei no kui sa vaatad koefitsient, siis Viigi koefitsient tavaliselt on kõrgem alati kui... Kui ma muudan ka oma taktikat, ma panen ka see niimoodi panema, et Viiki ma ei hakkagi panema. Aha. Et sa pead kõik United kas mängud nende võidule? Kas 1 või 2 valin. Kui United mängib, siis peavad kõik United võidule. No ole, ma ei pane ju, ega kui need kõiki nad ei võida ju. Selles mõttes, kui ta Levadiaga mängib, siis suure tõenäosusega Levadia võidab, ega ma lolli ka ei mängi. No nii. Harju versus Flora. Siin on siis isegi 2 ennustajat, kes ei ole Flora võitu pakkunud, ülejäänud pakuvad Flora võitu, aga nii Kangur kui Laura siis pakuvad Viiki. Ehk siis avaldas Harju võit või Harju mäng neile ilmselt nii palju muljet või siis Flora mäng ei avaldanud neile muljet.
ja mäng toimub laagris ka veel. Ja viimane mäng Levadia versus Paide, ehk siis vooru suur mäng, ja siin on ikkagi ootamatult ühte auku, kõik peale Markuse ennustavad Levadia võitu, sina ennustad siis viiki. Tõsi, jah? Jah, ja mitte keegi ei usu Paidesse. Vahi kuripottu, jälle järjekordselt. Võib-olla isegi ootamatult ühte auku siin, aga no. Sportlandil on mäng, on ju? Jah. Nii, Sportland Arenal anti siis avapauk ka naiste hooajale, kui siis reedel mängiti seal superkarika finaal, FC Flora versus Saku Sporting, ja oli mäng, mis oli ka mängu väärt. Saku võitis 1-0, ehk siis päris korralik üllatuspauk hooaja alustuseks. Saku esimene superkarika võit üldse, teine siis trofee, ühe korra on ju Eesti karikaga võitnud. Ja väga tore oli näha, et teised võistkonnad saavad ikkagi Floral vastu, et see ei ole nagu jätkuvalt see, et Flora on 8 aastat järjest võitnud, et siin nagu 9. saaks juba tabelisse ette kirjutada, et see esimene mäng küll näitas, et Saku on väga, väga tubli ja suudab vastu saada küll, ja see ei olnud ka selline mäng, et see oleks nüüd olnud selline, et ma ei tea, Flora istub terve mängu Saku karistusalas ja Saku lööb ühest kontrast ära, vaid seal oli ikkagi Saku nagu, ma oleks isegi öelnud, vääris seda võitu mängupildi põhjal ka. No nagu kõik need mängujärgsed intervjuud, kus seal läbi kõlas, et päris huvitav hooaeg võib tulla. Ja. Üle aastate, üle päris pikkade aastate. Jah, viimati oligi, kui see Flora versus, ütleme tiitlivõitluse mõttes põnev, eks ju, kui üks aasta oli ka, kui Floral oli 2021 vist, kui Floral ka kaotas ju superkarika, toolne Tallinna Kalevile. Muiduks värava lõi selles mängus Ljubov Maksimov, kes on praegu Flora treener, Kalevi võidu väravas. Ja siis ka Floral oli keeruline, nad said seal paar kaotust, aga paar korda kaotasid punkte ja Saku ei kaotanud teiste vastu punkte. Oli seal viimase vorm täitsa nagu lahtine, aga Flora võttis ikkagi ära. Aga ütleme selline, enne seda siis oligi seal 2017-18, kui oli Pärnuga suured võitlused Floral. Et sellest aastast saati tegelikult ei ole nagu sellist korralikku võrdsete tiitliitlust olnud. Et mis ei tähenda, et sel hooajal niimoodi alati peaks minema superkarikas, nagu me meeste peast teame, on väga palju vale positiivseid tulemusi. Lõpuks on jälle Flora 20 punktiga meister. Aga Flora naiskond, kas eelmine aasta ei näidanud ka juba natukene sükest, ma ei taha öelda mõranemise märke, aga eelmine aasta ega need ju võitsid ikkagi väga kindlalt lõpuks, et seal võib-olla küsimus selles, et teised nagu ei olnud seal lähedaselgi tasemel, et ammustada, et võitsid seal omavahel. Samas Floral oli ikkagi eelmine aasta ka selliseid mänge, kus tulid ikkagi päris napilt need võidud. Oli, aga ütleme, kui me Flora koosseisu natuke vaatame ka, siis neil on ikkagi päris palju ju võtmemängijad lahkunud, on ju see kogu see Katania kolmik, eks ju, oli selle Palts keskväljalt, Mari-Liis Lillemäe äärelt, Kristjan Teerin ründest, kõik kolm ikkagi väga selgelt põhinaist, peaaegu libastunud ja põhimängijat, jah. Ja kui ma vaatasin korra seda superkarika koosseisu ka, siis Flora käis platsil nagu koos vahetustega 7 mängijat, kes eelmisel hooajal mängisid mujal, mitte siis teistes meistriliiga võistkondades või siis lausa noorteliigades, mitte Flora eest, on ju. Maribel Laidmet siis oli selline mängija. Et seal Floral ka ilmselt läheb natukene aega, et seda taset nii-öelda ütlustada võistkonna sees. Aga väga hea meel on Emma Treibergi, Grete Taudi, Katriin Saulus, nende Saku nii-öelda liidermängijate üle, kes on ju aastaid mänginud ja nad ei võida trofeesid väga. Ühe korra selle karika võitsid Sakuga, aga see iga selline võit nende jaoks tähendab ju tohutult palju rohkem kui Flora mängijad. Seda oli juba seal autasustamise ajal näha, et kui väga see tegelikult nendel naistele korda läheb. See on äge. Just. Mis siis, et superkarikas, vaata, me räägime meeste puhul, et superkarikas, lõppkokkuvõttes väga keegi ei mäleta, et kas sa võitsid selle või ei võitnud, et võitja jätab selle meelde, kaotaja kiirelt unustab. Aga naistes on see natuke teine, vaata, kui sul on üks selline suur nii-öelda liider, kes kaotab, siis see ilmselt jääb ka neile meelde. Aga Emma Treiberg, kus just teine superkarikas talle, tema oli ka selles Kalevi võistkonnas ju, kes 2021 võitis. Aga see võiduvärav, mis ma enne ka mainisin platsi osas, ma ei tea, mille peale see põrkas, kes seda videot vaatab, mulle jäi see kohe silma. Ehk siis pikk pall tuli ette, eks ju, Kelly Rosen, koondise kapten ja Flora kapten ja kogenud mängija seal kaitses tuli, nagu hakkas seda klaariks lööma, ja see pall põrkas keskringis maha, kuidagi väga nagu, tal ju hoog see, siis ta jäi nagu seisma niimoodi.
mis tõttu siis nägigi võib-olla kaugelt välja, et mis asja Rosen teeb, et nagu täiesti kummaline eksimus sisse, aga see pall põrks tõesti ootamatult, mis tõttu siis Treyberg saigi selle puute teha ja sealt ikkagi väga kaugelt minna 1-1 juba, tal oli seal 40 meetrit aega joosta ja mõelda, kuhu ta seda palli lööb. Ja siis pani 16 meetrit umbes lati alla. Ta rääkis ka selle, eks ju, et mõtlesin, kas lähen nüüd paigutama või lähen vajutama ja lõpuks mõtlesin, et lähen vajutama. Et minu oleks küll selles olukorras olnud nagu liiga palju aega, ma ilmselt ei oleks suutnud midagi teha. Oleks palliga väravaile otsa jooksnud. No täpselt on ju, lööd vastu väravahti lihtsalt. Et jah, selles suhtes Sakul väga, väga kõva võit ja väga selline ilus prelüüd naiste meistriliiga hooajale, mis nüüd reedel algab Flora ja Harju mänguga. Et no lisab vürtsi sellele naiste meistriliiga hooajale ja pluss siis sinna lisame juurde siis küsimärgina Paide. Jah, kui varem on räägitud justkui, et Paide tahab seda tiitlit, siis Saku tegi ka ikka korraliku haalse, näitas, et ärge meid kuhugi unustage. Et jah, Paide põhimõtteliselt on jah, kõige võib-olla põnevam võistkond, keda ikkagi hooaja alguses vähemalt jälgida, et mis sellest siis päriselt nagu saab, et hooajaeelsed mängud on üks asi, aga mis tulemused sealt reaalselt nüüd tulema hakkavad? No aga lihtne ei ole selles mõttes, et ega vaikselt selline pingelaadne toode on ka ikkagi seal naiskonnas olemas. Et neil on mängijad saavad seal raha. Saadakse raha, klubi on investeerinud ja mitte väikse summa. Et seal endine koondise peatreener ja koosseis on päris korralik ootused ja see võib minna nii ja naapidi, aga seda põnevam nagu saab olema näha. Täna on sünnipäev oleks laps Laura ka ju seal keerutab vaatame, kas hakkab keerutama. Jah, nii et naiste meistriliiga siis algab sel reedel juba ja võistkondi on siis vähe võitu alles jäänud, aga see-eest võiks olla eeldused loodud selleks, et supp on tummisem ja ütleme selline heitlus tuleb päris kõva, et ütleme, kes seal siis on Flora, Saku, Paide, ilmselt on need 3 medalisti soosikut ilmselt, või ilmselt kes lähevad medalite peale, seal on Viimsi ja Harju veel juures, kes on ka mõlemad kindlasti võimelised seal, kuidas? Elva ka siis. Ja Elva on siis tundub ikkagi, et pigem seal võib teistest natukene maha jääda, et ma ei tea, kui palju punkte nad hooaja jooksul võtavad, aga seal on ka üksikud mängijad, eks ju, Loviisa Männiste näiteks koondise põhinaine on ju, aga võib-olla seal see üldine kvaliteet on teistega võrreldes natukene lahjam, et aga mine tea, äkki näidatakse ja tõestatakse muud. Nii et naiste meistriliiga siis algab sel reedel, nagu juba 2 korda vist öeldud sai Sokkernet TV ülekandes, nii et jälgime seda ka. Mul on sama soov nagu Premium-liiga puhul, et ka naiste meistriliigas, mõlemas siis meeste-naiste kõrgliigas võiks tiitliheitlus minna hooaja lõpuni ja võiks olla konkurentsis vähemalt 3 võistkonda. Rohkem kui 2 klubi, jah. See oleks tõesti ideaalne. Flora puhul, mis lihtsalt hakkas veel ka nagu selle superkarika põhjal silma, et ega neil ründes ei ole sellist head fookus tegelikult. Emma Treyberg selgelt oli parim ründaja platsil, et sul sellist Floral ei ole sellist tüüpi mängijad selle ees. Kristina Tern läks ju ära, Keter Saar on vigastatud uuesti, ka päris õnnetu saatusega mängija, et just oli peaaegu aastatsa väljas, paar kuudse trenni teha ja läks uuesti palju. Et Lisette Tammik on lahkunud, eks ju, et seal on kõvasti nagu sellist ründe kvaliteeti on ära antud ja vaatame, kas siis need täitsa verinoored tüdrukud seal peavad selle pingele, koormusele ja tasemele vastu. Ja need pundid mängivad, ütleme siis ära, kes ei tea, või Elva mängib Elva Kunstmuru staadionil ja siis Muruväljakul ka või? Suvel vist ikka ju mängivad Muru peal. Flora naiskond mängib siis Portlandil ja siin A Le Coq'i harjutusväljakul. Harju mängib oma mängud Harju Kunstmuru staadionil laagris. Või laagris. Saku mängib Saku Kunstmurul ja Saku Muru staadionil suvel, eks. Paide. Ja Paide mängib siis, ma vaatan korra, mis need Kunsti peal ja või Linnastaadion. Koduväljak on Paide Kunstmuruväljak. Siis mängivad hooajal. Niimoodi on üles antud, teistel on see Muruväljak on koduväljak. Ilmselt Paide mängib terve hooaja. Ja 1 punt jäi mul nimetamata või? Ei jäänud. Viimsi, sorry. Viimsi mängib Viimsi Kunstmuru staadionil siis. Ma vaatan korra igaks juhuks üle, kas kõik tuttavad kandid ja kohad, kus Paide Kunstmurul mängib terve hooaja. Kui Muru peal ei lasta. Veel. Väliseestlaste rubriik. Meil on üks väliseestlane juurest lõpuks, siis Nikita Mihhailov
päris tükk aega justkui oli seal õhus, et kas ta nüüd läheb või ei lähe või mis seis on, aga lõpuks see leping sai allkirja. Flora juures ta läks ju juba enne seda hooaja superkarika nädala keskel läks minema, siis paar nädalat tagasi juba. Aga nüüd jah, on sõlminud lepingu Slovakkia 6. tiimi Mihhalovtšega, on juba debüüdigi teinud ja päris korralik samm tegelikult. Slovakkia liiga on nüüd eestlastele ikkagi väga selline jälgitav asi. Suund on lahti tehtud. Rongid sõidavad ja kohe sai ju seal Palumetsa vastu pallida ka. No äge. Ma ju eelmine aasta olin tema nii-öelda väikest viisi natuke liiga suur sõna. Austaja. Talendi austaja. Jah, talendi austaja. Või tema mängustiili austaja või kuidas ta välja paistis, et kui ta, loodame, et ta elab võimalikult kiiresti sisse, saab võimalikult suure usaldusega klubi ja peatreeneri poolt ja suudab nagu jääda oma raamide juurde, siis ta on kindlasti kasulik oma meeskonnale. Ja kindlasti siis saab minuteid, kui tal lastakse olla see, kes ta oli siin Floras tegelikult. Ja mõtleme, kus me Eesti koondisega nagu selles suhtes jõudnud oleme, et mängija, kes pole Eesti koondisest ju, ta pole kordagi ju koosseisuski olnud, nagu pole kutsutudki, on ju. Läheb nagu Slovakkia kõrgliiga ikkagi ülemise otsa satsi, on ju. Pole paha. Ei ole paha, jah. Et äkki nüüd Aafrikasse saab. No vaatame seda, me jõuame seda veel arutada. Sina saad ju. Aga väliseestlastest veel Sant Paulile päris valus kaotus, Mets on küll väikse vigastusega eemal, aga praegu veel on nii-öelda mitte turvalises tsoonis siis, aga mitte seal ka täitsa punases, et seal ülemineku-mängudele teel, aga seal on 8 vooru veel minna, et seal kõike võib veel juhtuda. On minna, Metsal väike asi. See ülemineku-mängude 16. koht, siis ega see on väga riskantne, et kui sa lähed seal Bundesliga 2 kolmandaga vastamise, et ega see on suhteliselt võrdsed punnid, et sealt ei pruugi niisama lihtsalt läbi alutada. Vaata, kui kiiresti Mets õppis oma asjadest. Et tegelikult nüüd ka ju oli natuke kumas läbi, et ta ei tahtnud ikkagi seal poole ajal. Tal vist ikkagi, mina kuulsin, et seal ikkagi ka füsio tugevalt suunas. Füsio suunas jaa, aga lõppkokkuvõtlusega seal, kui Mets ütleb, et lõpeta ära, ma lähen väljakule. Ega seal füsio sul ei lähe peatreenerile kitule keset mängu, aga Metsal kuskil lõi tulukese põlema ikkagi. Mets ütles midagi sarnast, et füsiod suutsid mu õnneks ära rääkida. Jah. Teades Metsa, ta võis olla, et ei, ma mängin, korra ta võis välja öelda, et kuulge tavai, ma mängin lõpuni, et meil on siin ju tähtsad mängud. Aga siis jah, Kainu mõistus sai võitu. Aga ei, varsti peaks tagasi olema, et suhtlesin ka põgusalt. Ongi üks mäng enne koondise pausi jäänud St. Paulil. Jah, no kõigil võistkondades. Ja siis pärast koondise pausil loodetavasti. Järgmine asaspäev on juba koondise periood. No ilmselt Aafrikasse siis ei reisi. No, tunduks loogiline, et ta jätakse ikkagi eemal, et seal ei ole punktide peale mängud ja las ta saab terveks ja mängib seal. See, et Karol Mets mängiks järgmisel hooajal Bundesliigas on kindlasti Eesti jalgpalli olulisem kui see, et kas me võtame seal Geenialt nüüd võidu või mitte. Jah, sest leping ju on selle hooaja lõpuni tal minu arust St. Pauliga. Jah. 2 väravat ka meie A-koondise põhimeestelt. Mattias Käit tunni eest. Vahepeal küll ühe mängu mitte ei kaotanud, vaid mängiti viiki, eks ju, aga see seeria on ikka endiselt võimas. Praegu on üks mäng rohkem mängitud küll kui St. Gallenil, kes on teisel kohal, aga vahe on 17 punkti. Seal on tehtud. Võib vist samba juba külma panna selles suhtes, et siin... Külma võib kindlasti panna. Klaasid ka järgi panna. Seda enam this does not slip. Oota, mitu mängu on? Mitu mängu on või? Seal on veel niimoodi, eks 3-8 vist oli see hooaeg. Seal on 12 võistkonda liigas, kõigepealt on 3 ringi 3-3 ja siis on esimene kuuik mängib oma vahel, eks 5 tükki tuleb juurde. Ehk siis 8 mängu veel, jah. 24 punkti on laual. No vastastel on 27 punkti laual, neil on üks mäng veel, aga et me saame juba sellest rääkida, et palju vastastel nagu reaalselt laual on. Ja Michael Johnny Clarkson, debüütvärav Kilmarnocki eest ja kelle vastu? Liiga liidri Hartsi ja Pierre Gabore vastu. Äge, aga mõnes mõttes kahju. Hartsist on kahju. Hartsist on kahju, aga pigem kui ma peaksin valima, et kas Larsen lööb ära või Harts... Miks teil Hartsist kahju on? Sellepärast, et... Mingi väiksem klubi nii-öelda, Rangersi ja Celticu ees. Ja, et
tahaks seda ägedat lugu. See, et ka Cabora läheb transist nagu Šoti meistriks, et see oleks ka kihvt. Aga pigem kui... Ja neil on 2 punkti edu praegu. Jah, aga kui pigem peaks valima, siis kahtlemata Larsoni edu üle värava üle on suurem hea meel. No Larsenil on selles suhtes ka neid väravaid vaja, et seal on ju küll Marnoka vaja püsima jätta. Nad on eelviimasel kohal praegu, St. Mirreniga on võrdselt punkte, aga viimasel kohal nad enam ei lange. No viimane on maas, aga eelviimane läheb üleminekule või? Jah, peaks olema nii. On niimoodi, jah. Et seal ka ikkagi on seis on ärv, et seda võitu oli väga vaja. Suhteliselt sarnased väravad Larsenil ja Keidil ju. Üks oli nurgalöögi ja üks Keidil oli mingi kössakas veeres sinna bussi kõrvale taha. Selles mõttes nad olid mõlemad õigel ajal mõlemad olid kössakad, selles suhtes ma olen nõus. Mis Larsen oli ka kuidagi nagu ta oli nagu nii selle palli peal juba, et ta oli meetri kaugusel. Lihtsalt pane jalgu vastu ja lükka väravast, et selles mõttes mõne meetri pealt sarnased. Ja Käit oli ju seal mingi meeste summa seest. Ei no mingis mõttes sarnased selles osas, et pall läks võrku. Eesti mees lõi sisse, jah. Selles mõttes küll, Ei no olgem ausalt, Larseni värav oli ikkagi siuke nagu ta oli õiges kohas, ta ei löönud hästi, vaid ta oli õiges kohas. Ja ta võttis selle otsuse, et teisest äärese tuli pall, ma ei tea, kui ta mängis selle äärekaitset, ma ei tea, kas nad mängivad 3 taga või 4. Et siis on loogiline, et ta jõudis sinna taha posti patrullima ja aga Käit ei noh, okei, sarnased väravad. Jah, naised ka seal ju lõid kõvasti tabamusi jälle, et seal Katania tüdrukud kõmmutavad iga nädal. See on nagu veider, kui nad ei löö, keegi ei löö sealt midagi, ja Salei vist lõi kübara, ju Anette Salei Prantsusmaal, et sealt tuleb kõvasti juurde. Ja Shane ja Soomets ka ju, Norras ka nüüd kõrgliga algas, mõlemad mänguaega said, aga said ka kaotuse kirja kohe alustuseks. Peast mängivad, peast, et on pildis, et välismaa nurk, meil on plaan natukene meistrite liigast rääkida sarnasel teemal, nagu me rääkisime Andres Vaheri teemal, eks siis Tottenham Atletico ja Antonin Kinski, Tottenhami väravasse pandud mees, kes siis mis oli 18 minutiga lasi 3 tükki sisse, seal juures, igal pool räägiti, et 2 oli nagu ise väga otselt süüdi, ma paeks 1,5, siis see esimene värav, kus ta vale sööduga eksis, seal ikkagi mäng läks natukene edasi enne kui see pall väravasse löödi, et see ei olnud niimoodi, nagu see 3. värav oli, kus ta lihtsalt põhimõtteliselt pani palli vastase jala peale. Et seal tegi Igor Tudoris otsuse väravat välja võtta, et see on nagu sellest nagu enam häbistavamat vahetust on nagu raske välja mõelda vist. Minu arust Igor Tudor tegi juba enne mängu vale otsuse väravvahti vahetada. Ise ta kui juba kaitses. Ja miks sa asendad Vicario, kes on siin eelmistes mängudes suhteliselt okeilt mänginud meistrite liigas just, et miks sa peaksid sellise vahetuse tegema noore väravahi või ma ei teagi, kui vana see Kinski on pigem noorem. Miks sa peaksid sellises mängus talle debüüdi andma? Suhteliselt arusaamatu otsus. Ja siis see veel 20. minutil võtad välja ka ja tõmbad selle meie enesekindluse täiesti nulli. Minu esimene mõte oli kusjuures see sama, mis Markus enne mainis, et kordusmäng, sealt selges kaotusseisus sul nagu midagi kaotada enam ei ole. Kurat, anna uuesti selle Kinskile, anna talle uus võimalus nagu. Täpselt, et sa ei söödada nagu täiesti ära seda enesekindlust. Äkki annabki. Tudor üritas seal siluda veel midagi, et ta kaitses nagu mängijat. Aga nagu Tudori vaatas ka, et sul on hooaja lõpuni leping, ega sul nagu see üks Kinski ees või taga, et sul on vaja tulemust teha. Võib-olla seda vaates, selles vaates ta võib-olla ei tee seda. Seda enam oli imelikum see otsus, et miks sa sellises mängus annad talle debüüdi. See tõesti juba, et sa nagu sellisel hetkel hakkad vahetama väravat enne mängu, põhiväravat. Siis... ega klubi pole ka, esindusmeeskond Tottenhamil pole nagu kõige paremas kohas, et seal võib nagu lahjalt öeldud. See on reaalselt releka heitlus. See punkt teile oli Liverpooli vastu võõrsil. Nägid, kus tähistati seda. See on nagu meistrite liiga koha võitnud. Meistrite liigas on nad endiselt sees. Kuulus Liverpooli hirm Richarlison jälle. Aga jah, et selles mõttes, et see, ütleme, selliste asjadega on nagu hästi lihtne jalgpallurina või sportlasena üldse nagu meelde jääda ja ma ei tea, mul on siiamaani, mäletate seda Manchester Unitedi väravahti, kas tuli pärast Schmeichelit, kui Manchester United otsis omale seda väravat, oli Taibi. Massimo Taibi. Ja siis mina seostan teda ainult selle hakkas opasse püüdma ja jalga vahelt sisse.
et hästi lihtne. See on nagu üks värav, kus sa eksid, aga see on üks värav, jah. Neid selliseid väravahi otsestest eksimustest väravaid on ju tegelikult viimasel jalgpallist kuidagi niisugune tunne vähemalt on, et on tunduvalt rohkem. Et see ei ole nagu nii ebatavaline enam, et võib-olla kui praegu laseks keegi niimoodi nagu Taibi lasi, või praegu pigem on need eksimused see, et vaata, väravaid üritavad jalaga mängida ja seksivadki niimoodi nagu eksis Kinski seal esimese värava puhul näiteks. Et selliseid asju on nagu rohkem, et see ei ole nagu nii ebatavaline enam, et väravat nagu vanasti väravai töö oli palli kätte, nagu see Mart Poomi anekdoot sünnitusmajaga, et sa püüad palli kinni ja lööd sulle nii kaugele minema, kui võimalik on. Jah, meenub kohe kas Sankt Pauli enda vastu siin üle-eelmine hooaeg derbis, kes kaitsjad mängisid seal lahti, tegid mingi imeliku liikumise, siis väravat laadis endale lati alla lihtsalt, aga pall hüppas seal värav ees. Oled näinud seda väravat? Mäletate seda? Laadis sealt peal. Ei mõtlen, sellised asjad tuleb ja ka selliseid Andres Vaheri-suguseid oma väravid nagu vanasti nagu neid ei olnud ju. Oli ikka vanasti, oli ikka. Aga kuidagi, ma ei tea, neid ei jõudnud, sest ma ei tea, Premier Liigas kes selle legendaarse Premier Liiga värava, oma värava lõi? Jaanis Kriska. Siin on Kadriorus löödud. Ma mõtlen see Paide. See on Premier Liiga, see oli karikamäng. Okei, Martin Kase vist oli, jah. Kas või Märten Kuusk koondise mängus. Ma mõtlen, neid on nagu, kuidagi nagu tulnud viimase 10 aasta jooksul rohkem kui eelmise 10 aasta. Märten Kuusk lõi ju Poola kõrgligas sarnase otsa ju nüüd eelmine aasta. Aga ma ei tea, kas me seostame Märtin Kuuski nagu eelkõige nende 2 väravaga. No aga Loris Karistus ja ju seostad selle Meistrite Liiga finaali puterdamisega. See oli finaal, eks ju, aga Kinski nagu kindlalt, ma ei tea, karjääri lõpuni seostab selle hetkega, kui sa lased nagu 18 minutiga 3 tükki ja vahetatakse välja. No kas nüüd, ma ei tea, kas nii hull see asi on, et nüüd täitsa karjääri lõpuni oleneb, kuidas see asi nüüd edasi läheb. See on väga keeruline koht, kus välja tulla värava välja, nii et ikkagi. No on, aga sellepärast ma ütlesingi, et Tuudori asemel ma paneks teises mängus peale. Maailma jalgpalli üldsus reageeris hästi toetavalt ja seal ikkagi väga, väga tuntud nimed avaldasid oma poolehoidu või toetust, mis iganes, et see on kindlasti vajalik, aga ega see ei muuda, nagu see mees ju ärkab ka hommikul üles ja oskab lugeda ja saab aru jalgpallist, et saab ilmselt aru, et ei ole väga, väga lihtsas kohas. Jah, Real City 3-0 ja Valverde kübar. Päris hea mängija. Jalgast just hea. Aga putti. Meistrite liiga mängud Real on sees. Real City on iga aasta viimase kevad hakkab lähemale tulema ja tuleb jälle Reali aasta. Vaatasin täpselt esimese poole ja nii kaua jaksasin silmi lahti hoida. Nägin 3 väravat ära ja asi ants. Nädal loetum uudis. Ootamatult isegi saali jalgpallist. Ehk siis see kakkelungi teema või? Jah, 5 eemaldamise ja politseiga lõppenud saalimängu järel ka, kas Karabah tuleb otsustavat mängu mängima. Ehk siis oli meil saali veerandfinaal seerias siis Karabahi esimese mängu Ravensi vastu, kes Karabah oli 6. põhiturniiril ja Ravens 3. siis, eks ju. Esimese mängu võitis, teises mängus olid pikalt ees koduväljakul, kuni siis lõpuks Ravens lõi 2 tükki otsa ja lõpuvälja järel läksid asjad ikka väga käest ära, eks ju, seal tribüünilt loobiti mingid pudelid kohtunike suunas ja kohtunik andis seal ju mitu punast kaarti lõpuvälja järel, seal juures ühes punase kaardi puhul oli niimoodi, et näiteks punast kaarti ja see oli see Karabahi värav vast virutus kõmm käest ära tal ja seal läks ikka nagu väga selliseks inetuks asi. Ja lausa nii inetuks, et Ravensi lerist keegi vist mängija oli kutsunud politsei kohtunike kaitseks. Politsei oli kohal tulnud, oli arvanud, okei, mingit päris asja nagu tegelikult ei ole, et seal olid mingid turvamehed ka tegelikult mängul olnud. Ühesõnaga, seal päris palju segadust ja sellist mõnusat nagu temperatuur oli väga kõrgel, ütleme niimoodi. See kõik on kukepiss selle kõrval, mis me eelmine saade rääkisime, et me videopilti nägemata rääkisime sellest Brasiilia liiga mängust. Pärast saadet ju tulid need videod ka sellest Brasiilia. Rääkisime sellest mängu saatsime. Me mainisime seda vist ära. 23 punast. 23 punast, aga siin nüüd tulid ju videod ka, et seal ikkagi läks nagu vana ja ikkagi kakelung tuli seal, et seal jah, ei tehtud seda, et hoia mind tagasi. Seal lasti minna. Nii hulluks siin saaliliigas vist need asjad ei läinud, aga Karabahil selles suhtes müts maha, et neil oli 5 mängijat ju punast kaardi saanud, 5 mängijat olid mängu keelu all ja nad otsustava mängu võitsid Ravens võõrsil. Ehk siis nagu tabeli 6 võitsid tabeli 3 võõrsil otsustas mängus olles 5 põhimängijast ilma, et selles suhtes nad jõudsidki poolfinaali välja lõpuks. Näitab pingi sügavust. Jah. Jõuame algusse tagasi.
et kui mingi kvaliteet. Kui Kurel viis meest punase saavad, siis no mis siis saab? Aga ühesõnaga saalis ju oli siin ka karika Final Four nädalavahetus oli siin äsja ja võitis punkerpartner, karika võitis siis seal vahel. Fantasist ka natuke räägime, Kris, kuidas läheb? Väga halvasti. Mul oli viimases voorus, sain Sotšugovi eest 7 punkti ja need 7 punkti moodustasid kolmandiku kogu mu punktisummast. 21 punkti ainult? 20. 20 ossa rääks. Ehk mul läks väga halvasti viimane voor. Mõtlesin, kas ma kasutan selle ülemineku žetooni ära või mitte. Mõtlesin, et äkki venitan koondise pausini välja, aga vist oli vale otsus. Mina tegin ära kohe wildcardi ja mul nagu selles suhtes läks hästi, et ma sain 49 punkti, keskmine oli 35. Nõmme Unitedi mehi mul sees ei olnud, Saka tõi seal ju 1+3 lõpuks, mis ta kirja sai. Et seal, aga mul oli kapten oli Skvortsov, kes päästis natuke, ta sai 12 punkti. Päris julge valik. No seal tõin ta sisse ja kui sa mängid nagu Harjuga, seal ei olnud nagu Flora Kalju mängisid vaata oma vahel, et seal raske nagu kedagi kapteniks panna. Mul oli see ka üks, mis ilmselt saatuslikuks sai, ega ma sealt punkte väga ei võtnud. Aga neid mängijaid nagu oli mul satsis. Ja Paide mängis Transiga ja Paide esimene mäng oli ka siuke nii ja naa, et pigem nagu Skvortsov oli minu jaoks kindlam valik kui kõik teised seal. Jagasid tippe ka või selle mängu nädala eel? Jagan iga nädal, jah. Iga nädal tuleb sul tipp, jah. Ja mis võib-olla natuke kripeldam oli see, et Kudryashov jäi mul viimaseks meheks pingile, kes siis, ta on Fantasy's kaitsjana üles antud, aga tegelikult mängib ründas, et see on nagu selles suhtes hea mees, et sai 0 mängu kirja. Ta vaadati välja Paide vastu. Seda ei saa muuta enam niimoodi et uue hooajal lihtsalt on need muudatused. Aga hinnad muutuvad hooajalõikes ka mingi... Hinnad muutuvad niimoodi, nagu nad automaatselt muutuvad, ehk siis nõudluse ja pakkumise suhe. Nõudluse ja pakkumise. Iga nädala siis 10 enim ostetud mängijat 0,1 võrra tõusevad ja 10 enim müüdud mängijat 0,1 võrra langevad. Et seal mingit nii-öelda manuaalset muutmist ei ole hooaja jooksul. Kuigi võib-olla tagantjärele vaadates natuke on niisugune tunne, et võib-olla natuke liiga madalad hinnad tervikuna nagu tulid, et võib-olla natuke liiga lihtne on seal mingid võistkondi koostada, et see Skvortsov ka ei teadnud ju, kui suurt rolli ta mängib, et eelmise hooaja põhjal ei julgenud talle väga suurt hinda panna või oleks nagu tobe mingit kõrget hinda panna, kui mees nagu lõpuks võib-olla ei hakkagi mängima, aga seekord 6,0 oli hooaja algus, mis nagu ikkagi selle pealt, mis ta on tootud, on ülihea hind. Aga arvestades ajalugu siis suhteliselt kõrge? Palju Anier näiteks on? Anier on 10 pool, Sapi on 12. Sapi on kõige kallim või? Jah. Aga Roomet Nigula oli pingile langed, mis minul oli natukene paha uudis, et tema ma tõin just sisse näiteks. Ja jah, muid märkmeid mul ei ole. Ei oska kaasa rääkida, ma ei mängi seda, aga äkki järgmine aasta. Ma olin teises voorus, ma ei mahtunud isegi 1000 sekka. Mängeid maailmas on meil vist maailmas 1264. Ma olin napilt seal teise 1000 alguses. Mina tõusin 215 kogu tabelis vaikselt. Mul on natukene paremini läinud kui eelmisel hooajal. Aga ütle esikolmik siis, jooksev, kes juhivad tabelit. 3 nime. Sander Alamaa oli eelmine kord endale panustas ja võitis vooru, aga vaatame, kuidas nüüd läheb. Kõikide kasutajate seas siis esimene koht Aap Almegi, kus just oli eelmine kord ka Alamaaga võrdselt liider. Aga temaga sama... Kes see? Aap Almegi. Ja temaga samade punktide peal on Keijo Kilumets 126. Ja 3. kohal 125 punkti. Maarja Tromp kuulus Nõmme Kalju fänn, kes on siis ju Eesti Fantasy kunn olnud. Tal on, nagu siin tabel ka näitab, ta on 2 korda olnud 3. ja 1 korra esimene ajalooliselt. Need on ka väga... Jagab asju. Alustanud ja mõtlen, sporti tuleb tunda. Ja siin on muideks Alamaa on ka kõrgel. Alamaa on siin, kui siis Alamaa ja tema ju nii-öelda auhindadele ei pretendeeri, kui ta on Premier League'iga mängija ise. Ta on siis üldtabelis, mis on siis 6, 7, 8. Marko Meerits on 6. Ja nende vahel on mees, kes siis seekord pretendeerib auhindadele, Ats Purje. Esiliiga mängija või? Jah. Esiliga top scorer tuleb. Oota, kas Alamaa pani ennast Kalju vastu ka kapteniks või mitte? No võtame lahti selle Alamaa pundi. Mida noormees, kellesse usub? Kivila väravas, kaitseilm Boronilšikov, Iboro, Peetson. Boronilšikov ka hea tõmme, odava hinnaga on ju põhimees.
Alamaa kapten, eks ju, poolkaitses veel Miller, Sonja, Viidas, Välja on 2 mängu järjest värav löönud, ründas Koskor Sappinen, oi, pingi peale jätnud. Janda 8, Järvelaid 10 pingi peal mõlemad. See oleks pika puuga liider, kui ta oleks need mehed põhisse pannud. Ja Männilaan jättis pingile. Võt see on statement. Kalju vastu mängid, Männilaan jääb pingile. Aga iseennast hoiab kogu aeg kaptenina. Ise oli kapten. Hoia silma peal, kuna ta selle triple kapteniks ennast paneb. Seda enne kahjuks ei saa teada, et pärast saab vaata. Vot nii et päris huvitav. Aga kahju, auhinda ei saa, et reisil ei saa. Reisil ei saa. Võib-olla saab. Võib-olla saab, jah. Peab ennast sisse mängima lihtsalt koondisesse jõudma, jah. Mis viibki meid vaatajate küsimuste rubriigi juurde. Gert küsib, kas Skvortsov on varsti koondises või siis keegi teine, kes ei ole veel A-koondist esindanud. Ehk siis Skvortsov... Mihhailov kindlasti ja võib-olla see sama Alamaa on ka kuskil seal vestluses sees juba. Ja ma mõtlesin veel Tovstiku peale ka, kes ei ole A-koondist veel esindanud. Et Skvortsovi ja Mihhailovi puhul räägib nagu miinusena see, et nad mängivad keskväljal, eks ju. Skvortsov oli ründes, aga ta pigem, ma arvan, ikkagi koondise mõttes on ka selline ründav keskpoolkaitse, Patrick Kristali positsioon võib-olla. Ehk siis seal on meil tegelikult ju katet on väga palju ja seal ei ole meil ka vigastustega hetkel probleem, meil ei ole ju ükski keskvälja mees tegelikult katki praegu. Ehk siis võib-olla küsimus on pigem see, et kes sealt nagu sisse pääsed, kes välja jäävad. Sofian Kuram on, ma arvan, ka seal ikkagi vestluses sees selgelt ja seal keskväljal on väga kõva konkurents. No ma arvan, see Aafrika tuur annab sellele küsimusele päris mitu vastust. Ja sinna me ikkagi täis koosseisuga ma arvan jälle teadmata. Samas, kui sul on mehed terved, siis võtavad kaasa ikkagi. Käidi sa ilmselt võtad ikkagi kaasa, et kuigi ta on ju Šoitsis võitleb tiitli peal, aga nagu sa ütlesid, seal on tehtud juba, et seal võib koondisele ka keskenduda natukene. Aga ütleme, keskväli on kõige keerulisem positsioon, kuhu nagu sisse murda ennast selgelt praegu. Et Mihhailov sai ise seda tunda Floras mängides ka, et seal ei olnud lihtne. Ilmselt kõige võib-olla kõrgema tasemega mees praegu Eesti jalgpallis, kes nagu koondisesse ei olegi kunagi kuulunud. Ja Tovstik on teine kindlasti, kes on, Tovstikul on selgelt nagu parem võimalus sinna murda, seal on praegu tuleb Saliste vist üle mängida viimase koosseisu põhjal. No Zinjavski on praegu vist tulemas vigastuselt. Ta on juba mängis natuke tubli eest, et seal ja kes seal mujal, Larsen on, eks ju, äärekaitsjana meil on seal ja seal nagu selgelt on see konkurents nagu eredam, et seal on lihtsam ennast sisse mängida. Alamast rääkides, Alamaal on see siuke ründaväär, see on ju, neid on meil puudu olnud tegelikult, aga kas need on puudu, aga natuke vara võib olla veel. Ma ütlen, Henni käekirja vaadates ka Palbergi puhul ka ütles ju septembris ütles, et vära veel ja oktoobris, kurat, ole mees. Ja mis nüüd Palbergist? Vigane ka vist. Tervisega kimpus natuke. Küsimus tuleb veel. Aga jah, ma ei tea, Skvortsovi puhul kardan, et natuke vara võib-olla. See paar vooru jääb puudu. Paar vooru jääb puudu, jah, võib-olla. Peaks hooaega veel varem alustama, tahad öelda. Märtsikuu koondise jaoks. Jah, koondise mänge me ei liigata. Ja valikud tehakse ka enne seda 3. vooru, et see ikkagi selle paari vooru pealt võib-olla natukene liiga. Aga Kossu koondise näitel siis ju pärast karikafinaali kutsuti samast riietusruumist mees järgmiseks päevaks koondisesse. Kusjuures selle Rwanda puhul on selles suhtes vist keerulisem, et seal on igasugused vaktsiinid ja asjad, mis tuleb ju seal on mingi vaktsiin, mida mina, kes ma kaasa reisin, mehed käivad juba linna peal süstimas, ma kuulsin. Käiakse süstimas ja seal on kollapalaviku vaktsiin vist, mis tuleb 10 päeva, hiljemalt 10 päeva enne reisi algust ära teha. Ehk siis seal nagu viimasel hetkel sa meest metsasse ei saa kutsuda. Tegelikult kuskil Confidas on ilmselt koondise nimekiri täitsa paigas juba. Äkki see ring on ikka suurem, keda läbi torgitakse. Aga sa käisid ära, jah? Mina käisin ära, jah. Ja Robin küsibki siis, et kaugel on Palbergi debüüt Saint-Etienne'is ja mis on saanud Mohamed Keist. Palbergi osas ma korra uurisin, mis seis on ja nii palju on, et tal põlvega on eks ju häda praegu ja ta on nii-öelda sellest täitsa rehab faasist on välja tulnud, ta nagu vist võistkonnaga veel ei treeni, aga treenib nagu individuaalselt väljaku peal juba, et seal ikkagi läheb natukene aega veel. Et pigem räägime vist nädalatest. Aga vist oodatust natuke kauem. Jah, selles suhtes, et ega seda ilmselt keegi ei oodanud, et see põlve häda nagu välja lööb seal. Halval hetkel muidugi, halval hetkel.
aga no, tundub praegu vähemalt, et kõik on nagu positiivne, et talle antakse nagu aega ja ei kiirustata, et las ta seal nagu ravib ennast terveks ja siis hakkab mängima. Samas varsti see hooaeg, mis kestab sügisest kevadeni nüüd Euroopas, hakkavad juba lõppema ka, nii et võib-olla saabki hakata siis võistkonnaga suvel seda pre-season. Ei no jaa, aga siis me räägime, inimesel jääb, noorel inimesel jääb peaaegu aasta aega jalgat vahel. novembri alguses, noh. Ei no kui sa oled vigastatud, sa ei midagi pole teha, see praegu tuleb korda teha. 4 kuud väljas. See vigastus, see tuleb ju terveks ravida. No mõtle, ma ei tea, vanus 17-21 ja siis 1 aasta ei mängi võtti. No, me ei räägi praegu aastast muidugi. Pool aastat. Praegu 4 kuud väljas on, et loodetavasti siin hooaja lõpus ikkagi nagu... Ei no selles mõttes, et kui siit edasi arendada Krissi seda mõtet, et see hooaeg vaatame siis tuleb suvepaus ja siis uuel hooajal. Ja Mohamed Keist, Paide keskväljameest, siis ta on vigastatud suveni tegelikult, tal ju läks, kes ristati side läks siin sügisel, et selles suhtes temast ei ole väga midagi saanud ilmselt, keegi temaga lepingut praegu sõlmima ei rutta. Aga koondisest veel rääkides, siis see, mis seal siis koosseisus lõpuks on, kes seal ei ole, see on päris põnev tegelikult, sellepärast, et meil keskväljast me rääkisime, keskväljal nagu selles suhtes küsimusi ei ole, et seal on nagu kõik mehed terved, aga seal äärekaitses võib-olla on... Ussar on kindlasti üks variant, kes võiks nüüd naasta koondisesse. Jah, kindlasti. Ja need vigastatud mehi, Sinjavski nüüd tuleb tagasi, aga keskkaitses on ka ju, Mets, pigem tahaks näha, et Mets ikkagi jääb klubi juurde, Paskotši on katki praegu, eks ju. Et kes seal siis nagu, kas tuuakse mõni täitsa uus mees või kuidas seal peale minnakse, Peetson on praegu mänginud ju näiteks keskpoolkaitsena. Et kas temaga ikkagi koondises, ma tahaks arvata, et tahaks uskuda, et arvestatakse ikkagi, kui keskkaitsega, et ta on äärekaitses ka ju mänginud koondisest. Tõuges tuleb. Tõuges, kindlasti võiks olla. Kuusk. Ja Tamm ei ole ka mänginud. Tammik. Tanel Tammik on ka variant kindlasti. Joonas Tamm ei ole mänginud praegu koduklubi eest viimasel ajal. Jah, Joonas Tamm ka, vaatame, kas tal on üldse nagu rolli enam seal koondises, et võib-olla ta ikkagi sellise vanema kogenuma mehena tuuakse sinna, et kui sul ongi olukord, kus sul on, ma ei tea, keegi saab vigastada ja sul on tähtis mäng ees, kas sa paned nagu Tammiku või Tamme näiteks sisse, need ei ole päris ühe poole mängijad, aga lihtsalt mingisugune näide. Christopher Käit on siin viimasel ajal ka koondise mängis ka koondises, et Prem liigast veel selle 2 vooru põhjal vist nii suuri järeldusi ei maksa teha. Äkki saavad Käidid koos lõpuks koondises olla? Eelmkord ju ei saanud. No julgen arvata, et meie kõige tugevamas koosseisus sinna seekord Aafrikasse ei lähe. No kindlasti. Kui sul on juba Mets puudu, Baskotsi puudu, sul on Eesti 2 top 3 mängijat puudu. Samas on väravaht, kes väga tahab mängida. Ei, kindlasti, ma arvan, et talle antakse mõlemad mängud, et jumal küll. Pole ju väga tükk aega mängida saanud jälle. Ja sina reisid koos koondisega? No mina lähen ajakirjanikuna kaasa, mitte koos koondisega vist, ma arvan, seda vist ei ole. See koondis vist läheb äkki, mingi otus läheb pühapäeval ja mingi otus esmaspäeval äkki. Minu vist reis oli kolmapäeval. Ja reedel oli esimene mäng. Reedel ja esmaspäeval. Reedel Keeniaga ja siis esmaspäeval kas Grenada või Ruandaga. Vot nii. Aitäh kõigile, kes meile küsimusi on saatnud. Mõned on meil siin veel salves olemas, aga tänane saade on juba niigi pikaks läinud, et me siin rohkem neid menetlema ei hakka. Saatke meile küsimusi Instagrami stories, iga pühapäev paneme üles ja võite saata meili peale, võite kirjutada kuskile kommentaariumitesse ja nii edasi, et eks me kõik head küsimused korjame üles ja anname neile ka vastuseid. Aitäh kõigile, kes meiega olid ja kohtume juba uuel nädalal.